Tere! Tere tulemast Einari jututuppa. Mul on täna külas Einar. Jaa, sa ei teadnudki selle nime. nüüd sa ei tead. Eesti kirjanik Kertu Rakke. Aga tegelikult su nimi on Kadi Kuus. Ma sain alles eile teada seda. Vaatasid Wikipeediast? Jaa, vaatasid Wikipeediast. Ma ei teadnud, et su nimi on Kadi tegelikult. Vaatku hea, et Wikipeedia on olemas. Jah, ma mõtlesin, et su nimi on Kertu. Võtsid ise selle nime? Võtsin ise selle nime. Võtsid ise Kertu Rakke. Aga miks Kertu Rakke? No sellepärast, et ma hakkasin kirjutama, siis ma kirjutasin, olin 17-aastane, kui ma esimest korda saatsin Vikerkaartis ühe jutu ja kuna vaata ma elasin väikses linnas, ema oli õpetaja, kõik teadsid, siis ma mõtlesin, et vaata, ega 17-aastasel tüdrukul ju ei saa olla fantaasiat, eks ole ju. Et kõik mõtlevad nagu nii, et kirjutab oma elust, et see juba sellepärast tegin teise nime. Ja kuna Kertu on jumala ilus nimi ja kui mina seda ütlen, see on eriti ilus, eks ole, oma põriseva eriga. Et siis sellepärast on väga hea nimi. Siis kui ma väike olin, ma käisin Hiiu koolis, seda ei ole enam, nüüd see on Nõmme gümnaasiumi kokku läinud, mis iganes, siis meie kirjandusõpetaja, ma ei tea siiamaani, kas see oli päriselt kohustuslik raamat Eesti koolides või siis oli Kalevipoeg või siis kirjandusõpetaja lihtsalt oli väga suur fänn, aga ma lugesin ühte raamatut, on esimene eestikeelne raamat, mis ma olen hästi skeptiline üldse raamatu suhtes ja eriti eestikeelsete raamatu suhtes, siis ma ei viitsin seda lugeda, aga siis ma võtsin, ma pidin, ma ei tahtnud kahte saada. Ja ma mäletan, ma võtsin selle üks õhtu kätte ja see oli esimene eestikeelne raamat, mille ma lõpuni lugesin. Ja aga ma siiamaani nüüd, kui äkki ma räägin nende persest väljast, et äkki mul on mingi aju pannud mingisuguse teise pildi kokku, võib-olla see on hoopis keegi teine või mingi teine raamat. Ma tean, et see minu Kalevipoeg ja 7 päeva on soovitatava kirjanduse nimekirjas. Okei, nüüd kohe saame teada, sellepärast, et ma mäletan ainult ühte stseeni. See, mis jäi mulle meelde. Võib-olla ma panin sinu nime, nagu selle kokku, aga see üks stseen oli siuke, et oli kuskil saunas, mingi stseen, saunas, mingi tüdruk oli saunas ja seda saunas juhtus midagi, ma ei tea, kas seal kepiti, ma ei tea, mis seal toimus. Kas see on õige? Mälu? Mingi saun ja mingi tüdruk. Kas see on õige? Minu tegelaskujud valdavalt on jah, tüdrukud. Ja valdavalt kepivad palju? Aeg-alt küll, jah. Aga saunas? Ei mäletagi. Siis mu aju pani reaalselt kokku mingisuguse, ma ei tea, mis asi see on. Tahaks ka teada, kelle sulgedega sa mind siis nüüd ehtisid. Mul on käbi ka, seepärast, et ma mäletan seda, et ma lugesin sükest raamatut ja ma panin sinu nimega, millegipärast mu aju pani selle sinu nimega kokku. Ma arvan, sellepärast, nagu sa ütlesid, et Kalevipoeg oli koostöös kirjandus. Soovitatav kirjandus. Näed ka, et ma punastan praegu, terve mu nägu oleks punasest just. Ja siis ma panin kokku selle mingisuguse teise raamatuga, mis mulle meeldis, sest seal käis kuskil mingi saunas, käis mingi rääme keppimine ja ma vabandust. Räbendat keppimist saunas vist ei ole, jah. Aga üldse mingid saunasseeni sinu raamatuses? Need on kirjutatud ju mingi ammu aega, mingi pea 20 aastat tagasi need asjad. Et sa ei mäleta, kas sul on üheski raamatus saunasseeni või? Vist ei ole. Okei, siis ma palun tõesti vabandust, ma panin kokku, aga ma mäletan aga mulle meeldib see, kuidas ma olen sinu mällu jäänud. Et ma olen esimene kirjanik, kelle raamatu sa läbi lugesid. Mis siis, et see ei olnud minu raamat? Ma arvan, et ma lugesin Kalevipoega läbi, mul hakkab vaikselt, ja nüüd hakkab vaikselt meelde tulema. Sest ma mäletan kindlasti, et see oli kohustuslik või soovitatav. Ja ma valisin just sellest, see oli soovitatav. Ja õhuke ka. Jaa, täpselt see, jaa, sellepärast, jaa. See oli õhuke, jaa. Kuidas me kohtusime? Kuidas me tunneme üksteist? Ma arvan, et me tutvusime selle vaimupuu raames kuidagi. Jah. Et kõigepealt vist oli see, et sinu ema tegi mingit moeshowd seal puuetega inimeste kojas. Ja sealt kaudu minu meelest Jaanek vist sai sinuga tuttavaks ja siis ütles, et kuule, et meil on üks noor poiss, kes teeb nagu, võib meil selle reklaamvideo võtta teha. Ja muideks see video on siiamaani, kui minna Vaimupuu Facebooki leheküljele, siis see on seal üleval kohe jooksmas. Inimesed, kes ei tea, mis see on Vaimupuu? Vaimupuu on siis selline ajakiri, mis on suunatud vaimupuudega, intellektipuudega inimestele ja nende lähedastele, ametnikele, sõpradele, tuttavatele, et käsitleme just neid teemasid, mis on intellektipuudega inimestele olulised, eks ole, eks, ja püüame näidata just, et kui sa oled puudega, siis sa ei mõtle 24/7 oma puudest, eks ole, et sul on hoopis teisi asju ka, millega tegeleda. Ja näiteks meie teeme ka igasugust üritusi, meil on iga aasta, nüüd on juba 7. kord tuleb see Vaimupuu fotokonkurss, kus siis see aasta oli siis teema Minu Eesti.
sõltuvalt sellest, et Eesti Vabariik 100 oli, väga lahedaid pildid ja nüüd 7. novembril on meil siis fotokonkursi lõpetamine, siis nendest parematest piltidest tehakse näitus, nagu iga aasta. See näitus siis on rändnäitus, pildid on A3-lt seal Kopal ja siis rändavad ringi erinevates siis nendes omavalitsusasutustes, kultuurimajades, mingites sotsiaalasutustes ja ministeeriumites ka ja Riigikogus on ka olnud. Sa oled toimetaja seal Vaimupuu ajakirjas? Siiamaani? Jah. Kas sa arvad, et sa teed seda elu lõpuni? Kas sulle meeldib see nagu nii väga, et sa tahad elu lõpuni seda teha? See on päris kiht, vaata üks asi juba see, et Jaanek Muru, eks ta on nagu nii kihvt inimene. Et tema kuidagi meil sünkab see asi koos. Et temal on ideed ja siis minul on siis nagu siuke mingi vormistamine seal. Et et tema ideede järgi peaksime juba ammu kuskil kosmoses olema, et tal on nagu kihtid ideed, aga ta ei jää toppama, kui mingi tagasitulek tuleb. Et see on nagu temast on hästi kõvasti õppida, et mulle kohe, ma kohe tunnen, et meil nagu sünkab see. Me oleme nagu hästi erinevad ja sellepärast, aga meil on nagu ühine nägemus asjast ja siis sellepärast asi meil toimibki. See on juba nüüd aastast 2011 oleme nagu seda asja teinud. Siis te kohtusite või? Ei, me kohtusime 2004 esimest korda. Kuidas te üldse kohtusite või mis? Mingi noorte laager oli ja kus oli tema ja siis olid mingid Portugali noored ja siis kuna ma ühte tüüpi teadsin, eks ole, see kutsus mind ka sinna ja siis ma läksin sinna ja siis istusime õhtusöögilaubas ja tegelikult mul õudselt vedas selles mõttes, et ma nagu vaatasin, et Jaanek oli nagu natuke tuttava näoga, pärast tuli välja, et ta oli kuskil vist ajakirjandus juba figureerinud natukene, aga ma polnud väga tähele pannud ja ma läksin sinna, siis teised juba istusid lauas ja siis ma nägin Jaanekit ainult istumas ja siis midagi ta nagu ütles ja ma muidugi nähvasin vastu, eks ole, ja siis nagu mingi asja peale naersime, ja siis alles siis, kui me hakkasime sealt edasi minema mingisse klubisse, siis ma vaatasin, et Jaanek liigub ju tugiraamiga. Siis alles sa saad aru. Ja siis mul lõi mingi jõnks kõhtu, et issand jumal, mis ma nüüd mis ma nüüd ütlesin, kerisid tagasi. Aga tegelikult ongi see, et meil selles mõttes meie suhtele tuli jube palju kasuks see, et ma hakkasin temaga suhtlema temaga, aga mitte tema tugiraamiga. Täpselt, jah. Et siis me muidugi aeg-ajalt saime kokku, eks ole, ja siis kui ta hakkas seda Vaimupuu eelkäijad siis tegema, ajakiri Vaimukad oli, mis oli siis Eesti vaimupuudega inimeste tugiliidu väljaanne, eks ole, et lihtsalt, et infot jagada nendele organisatsioonidele, et millal on mingid, kas või nagu mingid toetuste võimalused, kas või mingisugused laagrid, eks ole, mis lihtsalt, et oleks mingisugune keskne info jagamine ja Jaanek siis hakkas seda toimetama. Ta oli selle tugiliisuga seotud tollale ja siis tal oli muidugi kohe teada, et on erinevad rubriigid seal, et see mingid meie inimesed ja meie mingisugused sündmused ja muud taolised ja siis oli mingi külaline see rubriik, kuhu ta siis otsustas, et ta kutsub tuntud inimesi, kes siis räägivad sellest oma kokkupuudetest vaimupuudega inimestega. Ja siis loomulikult ta helistas mulle, ma siis kirjutasin siis loo sellest, kuidas eetiline puue on kõige nagu hullem puue meie ühiskonnas. Ja siis kui see esmaesitus oli, siis ma vaatasin, et ma olin nagu 1,5-aastase lapsega kodus ja vaatasin, et siin nagu sükest tehnilist ja keelelist toimetamist nagu on päris palju teha ja et see on kõik see, mida ma nagu oskan. Ma võiks aidata. Ja siis loomulikult siis hakkasime tegema. Esimene aasta ilmus iga kuu see ajakiri ja kujundatud oli Wordis. Kus sa praegu kujundas seda? InDessignis. Okei. Kuidas sul lapsepõlv oli? Lähme sul lapsepõlv tagasi. Ma tahan iga külalisega minna lapsepõlve. Niimoodi täiesti algusesse, mitte täiesti algusesse, umbes 10, kui sa olid 10-aastane. Kas sul oli mingi hüüdnimi ka, kuidas sind hüüti? Vanemad kutsusid Kataks. Okei, väike Kata, kutid, et sa oled väike Kata, 10-aastane. Mida sa mõtled, kelleks sa saada tahad? Kus sa oled? Kus sa üles kasvasid? 10-aastalt ma ei mõelnud selle peale, kelleks ma tahaks, aga ma mäletan, et mingi 7-8-aastaselt oli see teema hästi üleval, kõik küsisid, kelleks sa tahad saada, nagu sa ei ole veel keegi, eks ole, sa oled mitte miski siis. Sa pole selle peale mõelnudki, vaata. Mis mõttes, kas ma siis ei ole keegi, kas ma pean kellegiks saama? Ma olen ju keegi.
just nimelt, eks ole, ja siis kogu aeg tuli midagi põnevat ja välja öelda, eks ole, siis ma mõtlesin, mida ma tegelikult tahaks, eks ole, ega ma väga nagu selles mõttes suureks ei tahtnud saada, sest nii kui inimesed täiskasvanuks said, nad läksid kuidagi peast lolliks ja imelikuks. Ma tahtsin täiega suureks saada. Ma tahtsin ainult sellepärast, et kui ma ise olen suur, siis ma lõpuks võin teha, mida ma tahan. Sama, põhimõtteliselt. Aga olla nagu nende moodi, ei. Ja sa ei teadnud ka vaata, mis see tagajärg on, kui sa suureks saad. Sa ei teadnud, mis see koormus on, mis kaasa tuleb. Sa mõtlesid, ma võin mingi öösel kell 3 jäätis süüa. Vaata. Ja ma sööngi öösel kell 3 jäätis juba sellepärast, et ikka depressioon on ikka võib-olla. Vaata. Jaa, aga nendest kassidest tulebki lahti saada. Mis et sa jäätist või kell 3 öösel süüa? Seda me ei teadnud, kui me väiksed. Lihtsalt need mõtted, mis tulevad ja hakkavad nagu kiusama, eks ole, ja seda olemist nagu segast teema, siis nagu ma olen öelnud, et kui on selline tunne, et saadaks kõik persse, siis saada need lollid mõtted kõigepealt persse. Et see on nagu, vaatad, millega siis oma päeva sisustad. Et kui sa mõtledki nagu ainult pahasid mõtteid, mis sind hävitavad, või sa mõtled inimesele, kes sul on nagu midagi paha teinud, ma arvan, et see inimene ei ole väärt. Ja see on hästi-hästi kõva töö ise endaga, need halvad mõtted ära peletada, aga see on enesealalhoiu instinkt, et ei saa olla nagu lõpuni hea inimene. Ei saa, ja sa pead pead maha mingi aeg panema, endast seisma. Jaa, vaata, see on nagu lennukis, et kõigepealt paned endale maski pähe ja siis hakkad teisi aitama. Ja täpselt see on... analoogia. See on täiesti loogiline analoogia, et tihti peale hakkad oled siuke hea, aga kõik need siuksed, kuidas ma nüüd ütlen, keegi ei tule lõpuks sulle aitäh ütlema selle eest, et sa ei ole oma elu ise elanud. Et sa oled elanud teistele, kes küsis, on ju. Kõik on harjunud sellega, et sa oled siuke teenindaja ja ette taha tegija, eks ole. Aga ega see austust ei tekita. Et kui sa natukene ikkagi nagu mingisuguse pitchid natukene, siis inimesed nagu saavad väikse korrastava duši ja siis nad mõtlevad uuesti. Ja isegi kui sa vaata kui sa ennast ja armast või endaga ei tegele ja liiga palju näiteks teiste probleemidega tegeled või teistega, siis lõpuks isegi inimesed, võib-olla kui sa oled vanem on ja kui juba liiga hilja tulevad ja hõõrud sul nina alla seda, et kuule, oleksid ikka võinud rohkem endaga tegeleda, kuigi nad siis on ju mingi mitu aastat tagasi, mõtlesid vastupidi või nagu käitusid vastupidi. Et see nagu lõpuks ikka nagu see, mida sa ise tunned sisimas, et sa pead tegema, et sa pead seisma enda eest ja kõigepealt endaga tegema. See on alati õige, see hääl, sisemine hääl on tegelikult õige. Ma mõtlen ka oma pika elu peale, et ma olen igasuguseid häid valikuid ja väga sittu valikuid olnud, eks ole, aga lõpuks on ikka need, kui vaatad nagu, et mis asjad on tehtud lihtsalt sellepärast, et sa sisimas tunned, et sa pead seda tegema. Ja isegi teised kõik ütlevad, et sa ei tohi seda teha. Jaa, et siis on nagu, näiteks elav näide, ma olin mingi 14 vist ja muidugi ma olen siuke ööinimene kogu aeg olnud, mul on see hommikune ärkamine. Loomingulist inimeste teema vist. Mul ka sama asi. Ilmselt küll, ma ei tea, mul õnneks on hästi palju tuttavaid ka, kes on siuksed ööinimesed, et ma mäletan, ma kirjutasin midagi öösel ja siis ema ärkas öösel üles ja tuli siis minu toa ukse peale ja seisis seal juuksed sassis öösriks seljas, eks ole, ütles, et Marss magama, et kellele su kirjutamist vaja on. Et praegu ma võin öelda, et see kirjutamine toidab mind, et see on see, milles ma tegelikult elan. Et jah, siuksed sisemised tungid, et neid ei tohiks nagu maha suruda, et iialgi ei või teada, eks ole, mis sinu lapsest saab, sa ei pea teda nagu kuhugi suunama. Su ema reaalselt ütleski nii või? Kellel sinu kirjutamist vaja on? Kas su ema on elus praegu või? Jah, mu ema on elus. Ja kuidas te läbi saate praegu? Normaalselt. Okei, kas ta mäletab seda? Või ei ole seda vist meelde tuleta. Selle küsinud, on ju? Aga mis see on, samas temal oli sellel hetkel oli jumala õigus, sellepärast, et ta teadis, et kui ma olen siin öösel üleval, siis hommikul on jube raske mind üles saada. Ega keegi näeb mingit suuremat pilte, mis ma ei tea, mitmekümne aasta pärast juhtub. No sellepärast, et peaasi, et nagu hetkes saab nagu korda. No ongi täpselt, mine tööle, on ju. Ei, no loomulikult kõik oli ju ette nähtud, eks ole, käib koolis, käib keskoolis, siis läheb ülikooli, siis abiellus, siis saab lapsed, eks ole. No mul juhtusid need asjad küll, eks ole, aga nad juhtusid hoopis teistusega seerijuures, eks ole. Kus sa üles kasvasid? Võrus. Ja kas nagu maal, kas su lapsepõlv oli nagu maal? Ma käisin maal palju, kuigi ma elasin linnas. Ma elasin, mul oli super elu kuni 6. klassini, siis läks mu väike õde kooli ja meid pandi ühte tuppa. Enne seda oli mul oma ette tuba ja seal oli vaade on Tammula järvele ja kohe päikeseloojangule, nii et see... Inspiratsiooni oli? Jaa, ma mäletan, kui ma 8-aastaselt sain, ema käis Lääne-Saksas ja siis tõi mulle 30-lised vildikad. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma saan joonistada selle päikeseloojangu. Ja siis ma esimest korda tundsin, kuidas ma failisin, et ma ei saanud sellega hakkama.
ja pärast hiljem, kui ma rääkisin siis kunstnikega, siis kõik ütlesid, mida vildikatega päikeseloojangut, midagi keerulisemat, et keerulisemat ei tahtnud välja mõelda või? Aga ma mõtlesin, et nüüd on mul kõik värvid, sest tookord olid mingisugused vene vildikad, seal oli kõik need punane ja sinine olid enam-vähem ühte karvas lillad. Oli tea, mis värk sellega oli, vaata see nagu see, et need määrisid käsi. Nõukogude Liidu depressioon, vaata nagu kandas edasi sellele, et vildikad olid kõik ühte värvi nagu, et see elu oli must ja valge. Plastiline oli veel hullem. Võtsid plastiliini ja siis nagu, et tulid värvilised, ma ise elan nõukogude ajal, aga ma olen näinud neid, et värvilised vildikad ja siis on nagu mitte must ja valge, vaid different shades of grey, vaata, et nagu erinevad halli värvid, vaata, põhimõtteliselt. Natukene läheb natuke punakamaks see hall, vaata. See on nagu mingi... Plastiline määris ka. Ma praegu vaatan oma lapsel, eks ole, ta meisterdab hästi palju just üks pisikesi asju ja siis need tänapäeva plastiline on nagu uskumatult lahedad, mõned on isegi neoonvärvi ja nad ei mäkerda, sa ei määri oma käed nendega ära. Ma kui saaks väiksena sükst asja näinud, saaks mõelda mingi tulnukat tehnoloogia. Neoon, ma räägin sulle, ma olin 8-7 tookord, kui ema Saksamaal käis, eks ole, enne teist klassi kohe. Ja ta tõi mulle mingi blendi hambapasta, see oli nagu laste hambapasta, see oli nii mõnus, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et kui lahe, ja siis ma nagu maitsesin seda mis peegli ees, et ma olin nagu õudselt sõipi. See oli nagu nii eksootilise maitsega. See tavaline see mingisugune see bubblegummi maitse, eks ole, mis laste hambapastale pandi. Ma mäletan siis sellest hambapasta lakkumisest läks süda pahaks lõpuks, aga žest iseenesest, et mingisugune välismaa hambapasta on nii kuum teema, et seda peegli ees süüa. Jah, vanalt sa kirjutama hakkasid muidu? Tegelikult jah, mingi tähti ma hakkasin kirjutama enne, kui ma neid lugeda oskasin, eks ole, mingi paar aastast. Ma olin suhteliselt andekas laps ja eks sellepärast oli ka minule hästi palju ootusi pandud, et mida ma siis ei täitnud. Arvad, et ei täitnud? Nagu nende ootus on see, et nende pilt sinu elust. Aga kas sa arvad, et see on nagu, kui vanemad loovad sinule mingisuguse pildi, et mis elu sina elama pead hakkama, kas sa usud, et see on tõsi, et see on sellepärast, et nad pole ise saavutanud seda nende enda pilti, nad nagu peegeldavad oma pilti sulle peale, et sina siis saavutaksid nende selle pildi, mida nad endale tegelikult lõid, enda unistuse nagu. No tegelikult on ju väga õige see, et mõistlik on küll, eks ole, punnitada selle paberi saamisega, sellepärast, et väga paljudes ringkondades on ikka oluline, missugune paber sul taskus on. Jaa, et kui sul on ikka mingisugune ülikooli dokument lauale laduda, siis ega siis nagu väga palju ei kobise. Mul on ka Tartu Ülikooli pole annet vajagi. Et siis võtab mõni inimene nagu veidike vaiksemaks, eks ole. Aga samas, eks ole, ma olen ju näinud neid nii-öelda diplomeeritud debiilikuid väga palju. Ja suvaline inimene... Diplomeeritud debiilikud, peaks räppariks hakkama. et see ei saa öelda ka, et nii, üks on õige, teine on vale, eks ole. Et mul on paar tuttavad, kellele peaaegu, et ei olegi haridus, nad lihtsalt nagu eluaeg aga on andekad. Pätid olnud, eks ole, aga neil on nagu mõistus on lahti, nad Pättuste. Ja mitmes keeles kuulatakse mingeid filosoofe ja ajaloolasi, mingisuguseid raamatuid, vaata inglise keeles ja vene keeles on hästi palju neid igasuguseid audiraamatuid. Ja siis räägid mingisugustest maailma probleemidest, millest nagu ei teagi, et on, eks ole. Et sõltub täiesti inimesest, eks ole, kui sa lased ennast laisaks, ei loe üldse, ei vaata mingeid asju, ei ürita mingisugust asja, midagi nagu juurde saada, et siis sa oledki selline laisk ja tüdinud inimene, kes sinuga ikka viitsib rääkida. Ma nagu koolis üldse ei kuulanud nagu ajaloos või üldse peaaegu midagi, nagu ainult kirjandus ja eesti keel meeldis ja inglise keel. Aga nüüd peale koolina, nüüd kui kõik see aeg on läbi, siis nüüd olen hakanud vaikselt ajalugu õppima internetis ise ja selliseid asju, mida mulle üritati pähe nagu programmeerida on ju koolis, ma olen nüüd ise hakanud vaikselt õppima, sest et mind huvitab see, aga kooli ajal mind absoluutselt ei huvitanud, see tehti nii kuivaks ja igavaks, ja nii palju korraga tuli peale ja nüüd alles nagu ma saan aru, et tegelikult need asjad on huvitavad, tegelikult need asjad on jumala põnevad. Mul nagu selles mõttes vedas, mulle need aastaarvud jäid jube hästi pähe ja mul oli nagu selline numbritega nagu selline hea suhe. Tüdrukutel ongi üldse vist mingi selline teema, mul kõik sugulased ka, kes on kasvanud tüdrukutega üles, need ka mingid kõik olid 5 plussid ja kõik samamoodi mingid aastaarvud kõik jäid pähe vaata, ma ei saanud kunagi aru, ma tundsin nagu debiilik ennast. Ja, aga see tegelikult, ma olen mõelnud selle peale, et palju sellest ajaloost võiks ikkagi jättagi nagu täiskasvanu ikka. Just sellepärast, et sa lihtsalt ei hooma seda aja liikumist. Et ma nüüd ise, eks ole, ma olen nagu ikka 40 pluss on ju, et
et nüüd ma hakkan nagu sellest aru saama, sest ma olen ise nii palju juba elanud ja siis ma hakkan nagu aru saama, kuidas inimesed tegelikult, mis see inimese elu nagu on ja see on mind hakanud nagu huvitama ka need elusaatused ja elukäigud, eks. See on lihtsalt nagu vanusest sest hakkad tagasi vaatama. Jaa, sest mul on juba mingeid asju, kommentaare juba öelda mingite asjade kohta, mis toimusid 30 aastat tagasi, sest ma mäletan neid asju. Et et see selles mõttes on nagu minu meelest paljud asjad on keskkoolis on natuke liiga vara tegelikult. No näiteks Tammsaaret ei peaks ka minu meelest keskkoolis lugema, vähemalt mitte enne kui abituuriumis. Sa kuskil just kirjutasid ka, et Tõde ja õigust et see peaks kohustuslik olema. See Tõde ja õigus on ju õudne raamat. See vaatenurk Tammsaarele on vale, et siin hästi paljud, eriti kirjandusõpetajad kipuvad ütlema, et näed, vaata, see on nagu Orupearu, see on nagu see Andres seal Vargamäelt. Et siukene, nad unustavad selle ära, et Tammsaare lihtsalt näitas inimesi. Ta ei oodanud, et te peate, et vaadake, et elage nii või niiviisi käibki elu. Et ta lihtsalt näitas, et vaadake, et mis toimub, et nii ei pea, eks ole. Et seal oli ju absurdseid asju, eks ole. Kas või see, et Andres, eks ole, luges piiblit, peksis naist, siis oli jumal kõva mees. Ja Orupearu, kes natukenegi rõõmu või nalja tõi maailma, see oli siis nagu negatiivne kangelane. Mis värk eestlastel on sellega, et nagu Kalevipoeg samamoodi oli mingisugune vägistaja ju. Käis mingi vägistas naisi, vaata, siis on nagu mingul hiiro, vaata. Ei, aga kes ta just vägistas, no? Täiesti, ma olen täiesti kindel, ma 100% mäletan. See oli mingi saarepigadega ta siis lõbutses ju. Jaa, aga seal oli reaalselt mingi rape siin oli, nagu vägistamisseen Kalevipoes. Seda ma ei mäleta valesti, seda sauna asja ma võisin valesti mäletada, aga ma olen täiesti 100% kindel, see on olnud ka nagu sellest on räägitud palju, et see on tegelikult ajuvaba, et Kalevipoeg mingi hiiro on, sest et reaalselt seal on nagu rape siin seal raamatus. No vaata, ajalugu kirjutavad võitjad. Et kui tema jäi ellu, eks ole, mingi kellani, eks ole, siis tema oli kangelane. Ei soovitan Kalevipoega lugeda, näiteks siuksed vahvad lood, nagu näiteks Raudo ja Nõianeitsi on väga head lood. Ja siis see Kreesvaldi oma, see on täpselt see, et loed seda, siis tuleb täpselt see ürgne rütm, mis on ka räpis, eks ole, sees või mingisugustes indiaani trummides. See sama on ju meie nendes regilauludes. Me oleme ikkagi mingid šamaani nagu sellest. Me oleme metsast, mis tegelikult on jumal lahe ju, seda peaks nagu rohkem vaata, seda peaks nagu kuidagi eestlane peaks uhke olema, et ta tuleb metsast ja seda peaks rohkem nagu üldiselt öeldaksegi, et eestlased saavad, kui see kõik internetiseerumine ja kõik need asjad algasid see mingi 90-ndatel, et eestlased on hästi tublid. Esiteks oli meil see hea asi, et meil ei olnud seda nii-öelda lollakat vana arvutiparki, mis oli teistel 80-ndatel sisse ostetud kuskil läänemaailmas, kus elati hästi. Et siis see uuendamine tuli aeglaselt, et meil oli ju võimalus kohe mingisugune Pentiumid osta ja siukse asju. Teine asi on see, et just peetaksegi seda, et eestlased ja soome-ugrilased on siukse metsarahvas ja neil on nagu lihtsam seal interneti loogikaga nagu pihta saada nendele puudele ja nendele jaotustele. Et lihtsalt tavaline linnainimene, kui sa oled ikka 6. põlvega, on ta seal kuskil nagu miljonite linnas kuskil betooni vahtinud, siis nagu jah, need oskused lihtsalt geneetiliselt kaovad. Et meil on see olemas, et eestlased käivad ju metsas siiamaani, ma käisin eile muideks. Igal eestlasel on vist mingi oma metsa, mingi lapp, Ei tea, mul ei ole nagu isiklikku letsa. Mul on, aga see on ühisomand, aga mul ei ole mingit kinnisvara. Võib-olla mul on vedanud siis lihtsalt, mul see vanaisa nõuka ajal nagu rääkis ära, nagu oli kõva vend, vaata. Ja et selles mõttes, ega selles mõttes on niimoodi, eestlastel on see, et Eestis on hästi palju maad ja hästi palju inimestel on nagu oma mingi maa. Ja eestlastel on omane see, et need majad on ka üksteisest suhteliselt kaugel, kui ei ole tegemist just nagu mingi külakeskusega. Mis vanuses hakkasid nagu kirjutama proosat või kui vana sai, kui see esimese loo kirjutasid, isi kui see oli nagu lühilugu? No ma ei tea, vaata, kui näiteks mingi 3., 4. klassis, ma mäletan, 3. klassis oli juba see, et minu jaoks oli see, et kirjand mingi 2 lehekülge, siis mulle tundus see väga lühike. Siis mulle jubedalt meeldis kirjutada ja ma kasutasin nagu ülbelt otsest kõnet ja nii edasi, ma hakkasin 4. lugema, sest meelelahutust ei olnud. Et kui siin keegi räägib, et meie omal ajal küll lugesime, et tänapäeva lapsed üldse ei loe. Loomulikult ei loe, sellepärast neil meelelahutus tuleb 24/7 igast august. Meil oli õhtul kell 8 oli lastesaade. See tähendas seda, kas oli pooletunnine mingi saade, mingi tipp ja täpp, või siis oli 3 multikat, mida sa kõik olid nagu tegelikult juba nagunii näinud.
nii 8:30 oli Aktuaalne Kaamera, kell 9 oli Vremja ja siis tuli magama minna. Et see pool tundi päevas mingisugust meelelahutust, et see lihtsalt igav on, sellepärast kõik lugesidki. Ja siis loomulikult vaata, kui sa oled palju lugenud, siis jääb ju meelde, kuidas kirjutatakse. Selles mõttes ei olnud mul ka kunagi suuri probleeme õige kirjaga. Ja sul hakkasid mingid maailmad, mingid story'd hakkasid. Ja kas sa mäletad nagu, mis see esimene story, kirjand oli esimene story, sa ütled, mis sa kirjutasid? Esimene lugu nagu. Seda ma mäletan, et mingisugune tuli kirjutada, olin haige või midagi siukest ja siis ma alustasin sealt, kuidas ma nagu olin rannas ja hüppasin hüppenööriga seal vees ja mingisugune siuke lärts ja ei viitsin nagu ennast nagu, et oli külm, aga ei viitsin nagu veel kaldale minna ja nii edasi, et siis ma jäin haigeks, et see oli sissejuhatus, oli nagu esimene lehekülg. Ja siis selles kirjandis oli ka see, et ma kirjutasin, et ema kraadis mind ja palavikku oli 38, 2, eks ole, ja 30 ei ole mitte 30 kirjutada, vaid oligi 30. 30. Et see oli siis nagu üks nagu vigu ja ma ei saanud aru, mis seal valesti on. Ma mäletan, mul ka räigelt meeldis kirjandid kirjutada, aga ainult siis, kui need olid need nagu, ma ei tea, kuidas öelda, proosakirjandid või nagu, et ei olnud nagu... Mingid esseesid on, mis tänapäeval teil koolis. Kuidas niimoodi, üks on nagu see story kirjand, teine on see, et sa räägid mingist päris nagu asjast. Ja ma olen debiilik. Mingi nimetus on sellele, vaata, et kui kirjandid pidid kirjutama... Arutlev kirjand ja mingisugune... Ja mingisugune loo... Ja mingi teemal. Ja siis ma kirjutasin see sama kirjandusõpetaja, kes oli, kellel sinu raamatud ka väga meeldisid ja siis nagu Kalevipoeg oli soovitatav ja sel samal ajal nagu ma kirjutasin palju kirjandeid ja ma mäletan ka samamoodi, mul räigelt meeldis kirjutada neid, sest et ma tundsin, et ma võin ükskõik mida kirjutada siia lehele. Et ma tahtsin nagu šokeerida, mul oli see aeg nagu, kus ma tahtsin šokeerida õpetajat ja lapsi ja teisi nagu neid ja siis ma mõtlesin, et ma nagu reaalselt nagu, et ma kirjutasin sükseid asju, ma niimoodi vaata, seal niimoodi pingis vaatasin üle õla niimoodi, hitsitsin oma ette vaata, et loe seda väärdes ja siis andsin ära selle kirjandi, sain 5++ ja siis ma nagu what the fuck ja siis ta luges seda ette kõigile klassi ees ja kõik olid niimoodi täiesti nagu šokis, ma kirjutasin üks kirjandi, story pidi kirjutama, täiesti lambi, ta võib-olla andis mingisugused märkmusõnad ja siis ma mäletan, see õpetaja mulle meeldis, et ta räigelt meeldis minu need fucked up nagu kirjandid, vaata. Mulle ei meeldi just see story, kus ma kirjutasin 2 poisist, ta algas niimoodi, et hästi idülli, nagu nad jooksid nagu Lasnamäel, elasid mingis majas, kortermajades ja siis said kokku, jooksid õue ja siis lund hakkas sadama, et esimene lumi oli selle nimi, esimene lumi ja siis nad hakkasid nagu lumememmesid ehitama ja siis lumepalle tegema ja siis hakkasid loopima üksteist nagu ja siis järsku üks nagu see idüll muutus nagu täiesti nagu järsult nagu horroriks, niimoodi, et üks nagu sõpradest tegi lumepalli ja siis pani jääpurika sisse ja siis lõi teisele nagu näkku, viskas näkku selle palli ja siis tal nagu läks nagu nägu lõhki niimoodi, et verd lendas ja siis kuidas kirjeldasin, kuidas see veri purskas niimoodi nagu lume peale, vaata. Oled sa tegelikult näinud, kuidas veri purskab siis, kui näkku saab? Võib-olla. Kas sa tahad sellest rääkida? Kindlasti ei, ma mõtlen, et kus kohal see näos need veresooned on, kus purska kindlasti siis, kui ma nii vana olin, siis ma ei olnud näinud, kuidas kellelegi kuradi jääpurikaga näkku visatakse ja mingi verd purskab, aga võib-olla see oli pea võib-olla, see oli ikka pea, no see oli nagu, lihtsalt see oli nii suur, et see oli nagu lihtsalt ta sai nagu räigelt sisse sellega ja siis veri vastu nina tuleb kuskile, ma ei mäleta, igastahes millegipärast kirjandusõpetajale meeldis see kirjand ja sest et ma kirjeldasin seda nagu verist stseeni nii detailselt, lõpuks ta vist tegi selle ingleid selle vere sees, ma ei tea, täiesti nagu mingi väike psühhopaat, vaata ja ma ainult vaata, et loe seda ja siis nagu see tuli täiesti üllatusena, et ma tean täpselt, mida sa tundsid, kui sa väike olid, et see vabaduse tunne, et kirjutada ükskõik mida, välja saada mingit sellist paska, mis su sees on, vaata. Ja siis mingi kuskil 90 aastat ma kirjutasin luuletusi. Aga ma arvan, et ja siis mingi kuskil kuni vist 16 äkki või 17 oli, siis lõpetasin need luuletused ära. Et ma olen mingeid luuletusi kirjutanud küll ja ma olen isegi mingi tellimustöid teinud, aga just seal ma mäletan, et 90 aastat mulle meeldis see just, et on nagu rütm ja riim ja et kõik need silbid oleks ühe palju ja kõik see oleks täpselt nende reeglite järgi,
et jah, ma võin tänu sellele öelda, et suurem osa Eesti luulest praegu, eriti naisluule on jama, et see paljud võiksid jättagi oma luuletused nagu 15-16 aastasena. Aga praegu sa ei kirjuta luulet enam? Ei. Praegu on vist niimoodi, vaata, kui sa luuletusi kirjutad, siis sa, Eestis luuletajad on vist suht põhimõtteliselt nagu mingid joodikud pomšid, vaata, nagu sa ei saa naised hakkama. Ei ole või? Ei ole. Ma tean ainult mingid joodik pomš luuletajaid, siis järelikult. Mul nagu lihtsalt mulje jäänud, et kui sa tahad nagu luuletamisega raha teenida Eestis või ära elada, siis sa pead räppariks hakkama, võib-olla siis saad, vaata. Ma ei tea, kas mul räägin pärisest välja. Ega ütleme niiselt, et Eestis on seda sittaräppi ka nii palju, et iga hea luuletaja võiks küll hakata räppima. Aga siis luuleraamatuid ostetakse reaalseks, on luuletajad, kes elavad ära või? Mina ei tea, luuleraamatutega on alati olnud see, et see on rohkem nagu enesetapu küsimus. Enesetapu kirjad, mida müüakse. See on nagu see, et poed ei julge hulgilaos sisse osta, eks ole, ja sest ei ostata ära, eks ole, ja siis nad seisavad seal hulgilaos. Et nüüd õnneks on need asjad muutunud viimased mingi 5-6 aastat vist on ainult 2 seda suurt hulgiladu, üks on siis Rahvaraamat, teine on Apollo, ja siis need siis nagu toidavad ise oma raamatuid ja ise nad teavad siis, mida sisse ostavad. Aga jah, üldiselt luulekogu väljaandmiseks on mõttekas saada vähemalt selleks trükiks ja luuletaja honorariks on ikka mõttekas mingi sponsor leida. Sellepärast, et see tagasi tulev raha, see ei pruugi üldse tulla. Kui sa olid noor, siis sa olid KGB ja miilitsa radaris, ma lugesin. Jah. Räägi sellest, miks? Eks ma olen paha türk. Väike rebel olid. Jah, eks ma olen kõva rebel, selles mõttes mul on see sõnakuulmisega on siiamaani raskusi, et kas või see, et kui mingi uus asi on ja siis hakatakse reeglitest rääkima, siis esimene mõte on mul see, et keegi hakkab mind nagu kuskile suruma, et kuidas ma saaksin neid reegleid rikkuda. Et see on nagu siuke loomulikult kõikidele nende tungidele ei ole mõtet ka järele anda, eks ole, nagu täiskasvanu vaadata. Aga jah, tookord oli see, et lisaks muudele asjadele muidugi, et ma ei viitsin seal koolis käia, ma olin ju õhtukoolis ju sellel hetkel, kui ma sinna KGB huviorbiiti sattasin, et meil oli siuke, aasta oli 87, mina olin just 17 saanud ja siis tekkis siuke nagu noored hakkasid omal väel läbi käima ja siuke vaba sõltumatu noortekoloon tekkis. Ühesõnaga leiti lihtsalt, et meil oli siuke tüüp nagu Ain Saar, siuke punkar seal Võru vahel. Kas ta on mingi legendaarne mingisugune punkar rebel või Eestis või? No ütleme nii, et Tallinnast ta elas ka mingi aeg, siis ta siin nagu väga pop-punkar ei olnud, eks ole, ilmselt oli ka tal võrreldes näiteks mingi Villutamme ja teiste tüüpidega, kes siin too aeg hängisid, et võrreldes nendega, eks ole, ei olnud tal ka siukest isiklikku vaimset kapatsiteeti nii palju võib-olla. Aga Võrus oli ta siuke efektne kuju, käis mingi Ameerika mingi sõduririietega kingi, eks ole, saapa täiesti efektne, natukene meenutas välimuselt David Bowie't minu meelest. Et siuke efektne hari oli peas, eks ole, minu jaoks oli küll nagu punk selleks ajaks natukene nagu juba aegund, eks ole, Dingo oli ka juba laiali läinud, millest me räägime, eks ole. Et siis tema paari sõbraga tuli selle idee peale, et Võrus olid vabadussõjalaste hauad, et nad on ju üks meie ajaloo osa, et võiks need hauad korda teha. Ja et mingisuguse nagu mingi miitingu teha ja nii edasi. Ja tegelikult hakkaski asi kõik sellest pihta, et miilis läks taga jalgad, mitte miilis, vaid KGB. Nad kartsid seda asja palju hullemini, sellepärast enne seda oli just mingisugune paar kuud, enne seda oli olnud hirvepark. Ja ühesõnaga kardeti, eks ole, et kõik see on mingisugune suur jama ja vaata, kuna see avalikustamine oli ka juba olnud, eks ole, et ei teatud, mis tegelikult on lubatud ja mis on veel keelatud on ja siis jubedalt kardeti. Ja siis keelati siis surnuaiale minek too päev ära. Ja asi lõppeski sellega, et loomulikult, mis on keelatud vili on magus, eks ole, ja sinna surnuaiale kogunes 3000 inimest. Loomulikult siis 3000. Wow. Pärast mingi rongkäiguga linna tagasi. See on nagu revolutsioon ju. No peaaegu oligi. Ainult, et siis mingi paar päeva hiljem, eks tookord ei olnud niiviisi, et mingi asi toimub, siis on mingi tunni aja pärast on juba kuskil veebis üleval, eks ole, et tookord oli niiviisi, et 3 päeva hiljem ilmus noorte hääles siis väike artikkel Huligaanitsemine Võrus, kus siis käputäis mingisuguseid nagu pruunsärklasi oli siis jalatarkis seisnud kuskil haudade peale, mingi selline jama, eks ole. Aga siis oligi, et see tänu KGB-le see asi nagu siuke huvitavaks läkski, et ajaluguks, kui ta poleks olnud keelatud, me keegi ei oleks sellega tegelenud. Ma ei tea, kas sa oled tähele pannud või panid tähele või kas sa oled kursis
millega ma olen tegelenud või postitanud. Ma vahepeal hakkasin avalikult rääkima sellest, et ma usun, et maa on lame. Nii. Kas sa nägid seda? Ei, ma ei näinud seda. See on ka üks põhjus, miks ma selle toon. Ma ei tegelikult taha sellest rääkida enam, vaata, sest inimesed kammivad segi, nagu lihtsalt see väga huvitav see psühholoogiline efekt, mis tekib, vaata. Minu päevatööks saigi see, et ma vaidlesin inimestega ja ma ei viitsi enam, seepärast ma ei räägi sellest enam. Aga üks põhjuses, miks ma üldse nagu seda teemat nagu üldse nagu edasi nagu ajasin või arutasin ja miks ma sellest rääkisin ja miks ma aina rohkem ja vihasemalt sellest rääkisin ja postitasin. Või sellepärast, et see vastukaja, mis mul tuli, kus inimesed nagu mind sõimuma hakkasid ja mõnitama ja see, kuidas nad ütlesid, umbes ma ei tohi rääkida sellest, vaata. Isegi Kaljulaid, Kersti Kaljulaid oli hiljuti kuskil, ma ei tea, kas teles või kuskil või mingi ajakiri, mingisugune nagu artikkel või midagi oli, kus ta rääkis, et sellised asjad tuleb lõpetada, nagu näiteks lameda maa teooria ja muud vandenõu teooriad, et need tuleb lõpetada, et see on väga oluline. Minu meelest peaks lõpetama selle inimese töö, kes kirjutab presidendile kõnesid. Jah, huvitav, kes see inimene on ja miks seda see lame maa nagu kotib või... Võib-olla ka president ise kirjutab igal juhul need kõned koos tema isikuga ei tekita nagu inimlikku tunnet väga palju. See on minu isiklik arvamus, ma arvan, mul on õigus öelda, me oleme enam-vähem üheajalised. Ja ma olen täiesti nõus, ma nägin just hiljuti oli, mis asi see oli mingi, 1. september oli siis, kui ta seda Kaljulaid seda kõnet pidas seal. Täiesti ausalt ütlen, tal ei oleks nagu hinge sees olnud. Täiesti klaasistunud pilguga, loeb mingit teksti, ta vist ise ka ei saanud aru, mida ta loeb üldse. No, ma ei taha seda teemas väga palju puudutada, eks ole. Me oleme nagunii jälgimise all. Me oleme jälgimise all. Jaa, et ei fänna väga. Kuidas seda kommenteerid? Kersti Kaljulaidil ei ole hinge, Kertu Rakke. Seda mina ei tea. Ma ei tunne teda isiklikult. Kas sa arvad, et ta võib olla reptiilne tulnukas? Seda reptiilide värki ma ka ei tea, eks ole. Sellepärast, igasuguseid teooriaid ju võib teha, eks ole. Ja ilgelt lahe on, eks ole, leida, et kõik need siniveresed on kõik nagu tulnukad ja mingi illuminaatidega mingisugune süsteemid ja väga hea on endale ette kujuda. Mina ei tea. Ma ei tea isegi nagu ma ei tee inimestel väga vahet, ma ei saa isegi alati sellest rahvusest aru. See teeks reptiilile inimesel vahetki, kui ta täna peal vastu oleks. Ilmselt mitte. Ma ka ei tea. Lihtsalt mõne inimesega saad nagu paremini suhelda, mõnega teist mitte nii hästi, ega see, kui inimene mulle ei meeldi, ega ta sellepärast ju reptiil kohe. Ja mõne reptiiliga äkki saab ka hästi läbi, no. Ma pole lihtsalt kohanud veel ühtegi. Suudled ja saad printsi kohe. Sa olid kodukeset linna stsenarist pikka aega. Sa kirjutasid üksi seda või? Jaa. See on ju haige ju. Jaa, täiesti haige. Sa kirjutasid üksi kodukeset linna stsenaariumeid. Kui tihti, mis see töömaht oli, kui tihti, sest sa kirjutasid mingi 1000 osa või? Ei, 817 oli kokku. Või 857. Iga päev kirjutasid siis, on ju? No, põhimõtteliselt küll. Vaata, ma olen kirjutanud sellest oma raamatus 7 aastat seebiselt. Ja nüüd see 2010 juba ilmus, eks ole, kuna 2010. aastal ma lõpetasin selle kirjutamise. Et siis oli nagu 6 hooaega, aga seal oli 3 ja 3, eks ole, vahepeal oli aasta vahet, kus siis toodi ekraanile Helena nimeline seriaal, sest see oli täpselt niiviisi tehtud nagu ette nähtud. Vaata, minuga oli kogu aeg see probleem, et ma ei teinud nii, nagu keegi tahtis. Ja siis muidugi oli see ka, et ega too aeg ma õudselt rokkisin. Kõike ja palju, eks ole, et ei olnud hooega huubi vahet, eks ole, et nagu rokk ja töö, sest seda tööd ei saagi väga niiviisi teha, et ütleme lihtsalt üks seeria on 22 minutit, eks ole, seda puhast aega, et subtiitrid ette ja see on 22 lehekülge 22 lehekülge A4, see on küll dialoogi vormis, aga ta on ikkagi 22 lehekülge, 1 minut on umbes 1 lehekülg sellest dialoogi vormis kirjutada ja niiviisi ongi siis, et kui sul on ikka 5 päeva eetris nädalas, 5 seeriat on eetris, siis ütleme nii, et 4 oli siuke nagu hea tulemus, 5 kirjutasin ma harva. Aga mõnikord oli küll niiviisi, et kui oli hästi palju mingit, ma olin nagu oma asjadega näiteks hätta jäänud, siis oli küll niiviisi, et järjest 2 ööpäeva lihtsalt kirjutad ja saadki nagu mingisugune 4 seeriat valmis. Aga see oli ka täpselt see, et siis lihtsalt pärast maga tulnud. Aga siis on niiviisi, et sa pead lihtsalt ennast välja lülitama, et sa oledki selle asja sees ainult, muudki ainult kirjutad. Et siis on hea, kui ei kuula ühtegi telefonikõnet ega muud asjad. Et siuke seebitöö oli muidugi siiamaani ainuke töö, mis mind ära toitis.
aga seal oli kohutav tamp oli taga, nii et praegu ma oma väikese lapsega koos elades ma ei suudaks seda teha, see on võimatu, sellepärast et just see teadmine, et noh, et sa pead mingi tunni aja pärast kellele kuskile järele minema, mingi tunni aja pärast ärkama, mis iganes, eks ole, siis sa ei hakka ju üldse tööd tegemagi. Noh, lükkad seda edasi, et võtad vaat, kui on aega. Ja sellepärast ongi väga raske nagu lapse kõrvalt teha. Aga kas sa kirjutasid nagu neid ette, on ju? Et sa kirjutasid 5 episoodi nädalas, ütled praegu. No ütleme keskmisel 4, sellepärast ma hakkasin mingi suvel kirjutama. Ja siis oli aga see oli ette kirjutatud? Jaa, mul oli 20 osa pidi olema alati ees, siis hakkasid nad võtted pihta. Ja siis lõpuks oli ikka niiviisi, üks hooaeg oli siis põhimõtteliselt ette kirjutatud või? Ei. Või palju ühes hooajas episoodi oli seal? Sul 5 päeva nädalas on sul eetris, eks ole, siis kuus on mingi 20, ongi kuu jagu umbes. Oh shit. No, ei, see oli jah, siuke hulltamp, et jah, seal ühesõnaga, ma arvan, et seda raamatut on eelkõige huvitav lugeda kõikidel nendel inimestel, kes tegelevad mingi seebi asjaga tänapäeval, eks ole. Noh, muidugi see, et igapäevase reaali pole keegi ju hakanud tootma, siis see on nagu siuke suhteliselt enesetaplik värk, eks ole, õudselt palju peab tööd tegema. Et neid kord nädalas eetris seriaale oleks päris lahe teha, keegi pole mulle nagu seda pakkumist teinud. Ma olen lihtsalt nii vastik pitch, et minuga on inimesed nagu õudselt vastik koostööd teha. Inimesed hakka vist kartma või ma ei tea. Ma tunnen, tegelikult ma olen väga hea südamlik. Täpselt sama. Kas sa kunagi filmi oled mõelnud kirjutada? Täispikka filmi? Tegelikult mõtteid on olnud, eks ole, aga vaata see tähendaks seda, et sa pead hakkama oma fantaasiat tööle panema, eks ole, teadmata seda, et kas see kuhugi jõuab, eks ole, et mida vanemaks ajad, seda laisemaks ja praktiliseks sa muutud ja siis nagu jääbki see seisma. Aga samas ma kirjutasin nüüd näidendi kevadel ja kirjutasin just selle 87-88 aasta sündmuste kohta Võrus. Et see pidi tulema suve etendusena, aga kuna see oli ikkagi väga suur ja hästi pikk tekkis, ma kirjutasin väga palju, sattusin soonele ja siis lükatis edasi, et ilmselt tehakse see Võrus Kandles nüüd kevadel, et märtsis pidi välja tulema, et nüüd sügisel saab nagu võtta mingit nagu mingi videosse mingeid seene seal Eestal surnuajal, et teha mingi interaktiivne, et oleks mingisugust seda mingit filmi ja asja seal lava peal, et oleks ja teine asi muidugi see ka, et terve selle näidendi sündmused toimuvad ju talvisel ajal, oktoobrist kuni siis kevadeni ja oleks ka nõme tegelikult suve etendus selle peale teha. Et jah, see ütleme nii, et see näidend oli umbes selle filmi pikkudes, see oli ka mingi 200 000 tähemärki. Ja siis kes teab, äkki keegi tahab sellest näidendist siis filmi teha? Vabalt, ja ma võin alati konsulteerida seal. Selles mõttes, stsenarist olla ma olen ka, ütleme nii, et ma olen ainuke kirjutav inimene, kes seal nagu selles mõttes kirjutav inimene, et ma teenin kirjutamisega nagu reaalselt raha, eks ole. Ja ma olen nende seast ainuke, kes kirjutab, kes seal omal ajal olid. Noh, kõik me olime sellised rebelid, keegi ei käinud päris koolis. Kõik olid õhtu keskkoolis või ei käinud üldse koolis. Et siuke rebelite värk. Räägi oma uuest raamatust Häbi. Jaa, kuhu ma näitab. Sul on seal samas. Häbi, uus raamat, Kertu Rakke raamat, millest räägib? Häbist. Et see on... Kes on peategelane ja mis on ta story? Peategelane on üks noor naine, venelanna, kes tuleb kuskilt Venemaalt, väikesest külast, umbes aastal 85 tuleb Tallinna. Ja kõik see maailm on hoopis teine, aga siis ta on kasvanud üles selle teadmisega, et kogu aeg, et see häbistamise värk on, et tal on kogu aeg iga asja pärast häbi. Ja siis ma nagu natuke utreerisin neid igasugused teemasid, et ühesõnaga ma tahaksin selle raamatuga näidata, et häbistamine ja häbitunde kultiveerimine kasvatusvahendina on täiesti kuritegelik. Sellepärast, et need lapsed, kes võiksid häbi tunda, kes teevad pätti, eks ole, need nagunii häbi ei tunne. Aga need tundlikumad lapsed, kes ei peaks häbi tundma, need tunnevad ju kohutavalt häbi ja siis aga see tegelikult tapab enesekindluse. Hävitad terve tulevikku, terve elu. Just nimelt, et ei pea häbianema ja mäletan, et see oli Tartus nüüd, ma võin kuupäevaselt öelda, 15. september oli Tartus, oli Buduaariturg. Ma käin Buduaariturgudel oma raamatuid müümas, ma olen ainuke raamatumüüja ja siis mul läheb hästi alati. Ja siis üks vanem proua ütles mulle, et tänapäeva noortel ei ole küll häbi. Eks on mõtlesin, aga näed,
mõtlesin, et äkki ta peab silmas seda, noh, et nagu kriitilist mõtlemist oma tegevuse suhtes, aga ei, siis ma sain aru, et see proua mõtleski häbitunnet, et noh, et see, et sul on mingi asi juhtunud, sa raputad ennast kuivaks ja lähed edasi, see on nagu viga. Eks ole, et siis on nagu väga õige on nagu see, et sa siis nagu tunned nagu oma nagu süüd ja häbi ja tõmbad nagu rinnakorvi puruks ja nokkige mind, ma olen nii halb, eks ole, et umbes see oleks nagu õige käitumine. Tegelikult ei ole. Ja siis ma nagu toon kõik need motiivid, kuidas ma vaatan nagu hästi palju oma tutvusringkonnaski, eks ole, tuntakse noh, et ma ei tea, ma ei saa, eks ole, kuidas ma nüüd niiviisi, eks ole, siis minnakse sinna oma masendusmõtete sisse ära. Ja need pagana vastikud mõtted on ju hästi turvalised, sest need on 1000 korda läbi mõeldud mõtted. Sealt välja rebida on ju hästi keeruline, sellepärast, et sa pead midagi tegema. Sa pead nagu, liikuma kuhugi, et see nukutseda ja oma lolle mõtteid ühest põsast teise lükata nagu hästi nagu magus valus, eks ole, siuke enesehaletsus ja oi kui nunnu, eks ole, tegelikult ei ole. Oi kui nunnu, jumala hästi öelda, mul on viimasel ajal hästi palju seda tekkinud, nagu vaata, ma üritan sellest lahti saada. Ja mul täpselt see ongi see, mul on nagu tüdrukutega ka niimoodi, et nagu, ma olen nagu ise tähele pannud, ma automaatselt tuleb see sama see siuke nagu käitumise efekt või käitumine, et oi kui nunnu, mul on nii raske, vaata, ma olen nii depressioonis, ma nagu piinlev kunstnik, vaata, oi kui nunnu ma olen, nagu siuke samasugune asi, nagu täpselt see, mis just ütlesid. Ja siis nagu, see ei ole seksikas ju, keegi tahab siukest. Haletsusest saad keppi. Jah, et siis see ei ole ka õige kepp ju, nagu see vist mitte küll, jah. See on täitsa vale nikk. Jaa, suht energia peab paigas olema. Mees peab olema kütte, naine peab olema korilane ja ongi kõik. See on mingi nõukaaegne vibe, mis on siiamaani Eestis nagu niimoodi hõljub, niimoodi see vana generatsioon, vaata, täpselt nagu ütlesid, see mutt, vaata, et häbi ei ole, see on sisse programmeeritud vanast ajast. Ma ei tea, mis sa arvad, kas lihtsalt need vanad generatsioonid peavad välja surema või kas üldse, kui kaua võtab see aega, et me nagu saaks lahti sellest? Ma ei süüdistaks generatsioone, ma tean nagu vanema põlvkonnaga seas ka väga palju normaalseid inimesi. Aga noh, eks see on, vaata, kui me räägime nüüd näiteks sellest põlvkonnast, kes on sündinud peale sõda, nad kasvasid kohutavate hirmudega üles. Noh, kas mu vanaema rääkis, et kui mingisugune 40-ndatel, eks ole, mingi veoauto sõitis kuskil kaugemal ja jäi tee otsa peal seisma, siis oli täpselt see mõte, et nüüd tuldi meile järele. Et kui me mõtleme selle peale, eks ole, et see hirm on nagu nii suur olnud, et sellepärast on ka neid lapsi natukene karmimalt kasvatatud ja nagu, sest lihtsalt sa ei taha neid kaotada. Et sa hoiad neid võimalikult palju, eks ole, siis sa nagu valetad ja mida iganes, sellepärast lihtsalt see hirm on nii suur. Et seda tuleb näha selles vanemas põlvkonnas. Et nad lihtsalt olid teisest ajast. Eestlased on, neil on vaata see, et nagu vaata USA-s näiteks on see kommuuni siuke vibe, vaata, et kui sa oled mingisuguses linnaosas või kuskil väljaspool linna, mingi suburbis või kuskil hästi palju majasid järjest, siis seal on siuke vibe, et nagu kõik peavad suhtlema, kõik peavad grillima koos, kommuun. Kui järsku mingi uus inimene tuleb, siis sa pead temaga suhtlema, sa pead tere kohe ütlema, sa pead teadma, mis elu ta elab, mis tööd ta teeb, kes ta on, sest kui sa ei tea seda, kui ta näiteks hoiab eemale, siis see on kahtlane, isegi kutsutakse politsei nagu meil oli Ameerika suvefilmisime, siis oligi nii, et kui me pidime panema kilekotid akend ette, vaata, nagu teipima, et valgust blokkida, ja siis nagu mingid uued tegelased tulevad, rendivad maja, siis panevad kilekotid akend ette, what the fuck, mis seal toimub, vaata, kohe kutsuti politsei, 10 minutiga, kohe oli politsei kohal, tulid niimoodi, hoidsid käed nagu relvi, nagu relvade peal, olid valmis niimoodi, tulid sisse, vaatasid ringi, tere, kõik toad käisid läbi, seal on nagu niimoodi, vaata, Eestis keda ei koti, paned mingi kilekotid akend ette, keda ei koti. Siin on pigem see, et ma pigem ei lähe, ei noki seda, et äkki ma saan nuga, vaata, et ma pigem hoian nagu eemale, ma hoian nagu enda pere nagu safe zone'is, kaitsen enda pere. Peaasi, et minu perel läheb hästi. Eestist on nagu jäänud minu arust nõukaajast siuke asi, et kui ta näeb, et kuskil kellelgi teisel on ja või teisel perel on sitasti näiteks, ongi see, et mingi tuldakse järgi, et Siberisse on ja siis nagu näed, okei, see pere läheb Siberisse, vähemalt meie pere ei lähe, vaata. No sellepärast, et äkki sa jääd nendele viietele nii silma.
see on üks asi ja teine asi mingi, oh! Ja teine asi on see, et süüdistatakse neid, eks ole, et nad, kes andsid oma naabrid üles. No, reaalselt sellepärast nad andsid, et kui sul on valik, et kas läheb sinna Siberisse naabripere või läheb sinu pere, siis sa ikkagi valid nagu naabripere. Vaata, see on võimatu valik. No just nimelt, ja siis ela edasi siukse teadmisega, et sinu pärast on terve naabripere ära surnud näiteks. Peres, ma ei tea, kuidas on magada. Nüüd siit edasi vaadata, siis me ju mõistame neid vanemaid inimesi päris hästi. See on nagu geneetiliselt nagu läinud kuidagi nagu meil jäänud sisse nagu nõukaajast, ma ei tea või mis sa ei arva. No aga mida sa seal võitled, eks ole, selle venelasega ei olnud võimalik. Ei saagi, ma ei süüdista üldse. Nõukogude ohvitseridega ei olnud võimalik ju võidelda, eks ole. Ei saagi. Seal ei olnud common sense'i. See ongi lihtsalt see, et meid on nagu ajaloos nii palju nikutud on ja, et lihtsalt me oleme muutunud sellisteks. Ma ei tea, kas sa arvad, et me saame ümber nagu programmeerida oma seda koodi, et seda hirmu. Ma ei arva ka, et see on mingi ainult Eesti probleem, eks ole, see mingi keskmine inimene suhteliselt sarnane igal pool. Vaata, mul on noorema lapse isa on hiinlane ja ma olen selle nagu tema sugulastega suhelnud ja ma olen näiteks tema enda vanemate lugu ja siuksed nagu kõik need on hästi põnevad ja vaata, et seal vahet ei ole, et seal ida poole võib-olla rohkem see raha ja see nagu see positsioon on võib-olla veel olulisem kui meil siin postsovetlikus ühiskonnas, eks ole, et aga inimesed on täpselt samasugused oma olemuselt. Kõik see süke kadedus mingite asjade vastu, mingisugune kiusakus, mingisugune omakasu, need asjad on kõik igas rahvuses olemas. Lihtsalt see, et meil ei ole nagu nii suuri perekondi, eks ole. Nagu ütleme nii, et tugevamad rahvad, nendel on alati perekond suurem. Lihtsalt elataksegi mitu põlvkonna koos, eks ole, ja seal on teistmoodi suhted. Inimene on ikka inimene. Et meil ongi need siukse pisikesi perekondi ja neid üksikolevaid nagu mina, eks ole, et on hästi palju ja tegelikult see ei ole hea selles mõttes, et nagu vanasti öeldi, küla kasvatab last. Et kui siis sa üksinda pead selle terve küla töö ära tegema ja siis sellega nagu väga hästi hakkama ei saa, siis ju süüdistatakse, et mis ema sa oled või mis isa sa oled, eks ole, et see natuke ebaõige, aga jah, vanasti elasid kõik suurte kogukondadena koos ja see oli niiviisi võis ellu jääda, kui sa elad kuskil üksinda metsas, siis hundid söövad su lõpuks ära. Mingi paarsada aastat tagasi oli täiesti teema see. Sul on tütar on ju? Üks laps? Üks tütar ja üks poeg on. Vanad on? Poiss on 29 ja tüdruk on 8. Poiss minu vanune. Kas sa näed nagu enda lastes ka mingit kas nad on nagu pigem loomingulised inimesed, kas neil on nagu sees ärkanud mingisugune säde, et nad on hakanud tegelema mingisuguse loomingulise tööga, et nad pigem tahaks loomingulist tööd, nagu, et kas neil on mingisugune anne, mida sa tähele pannud, et mida sa tahaksid nagu, kuidas sõna kultiveerida või niimoodi, et tee seda ja arendada ja mu tütar joonistab ja meisterdab super hästi. Vildikatega? Vildikad mitte nii eriti, aga ta nüüd viimasel ajal ta kasutab hästi palju seda liimipüstolit. See kuumaliimipüstolit, sellega ta teeb uskuda. No, on siuke paned selle liimipulga sinna püstoli sisse, see teeb kuumaks ja siis sa seda kuuma liimi paned. Tegelikult, jumala hea. On vanaks jäänud, ma ei tea mitte midagi. No, sa ei ole vist ka nagu ühegi siuke nagu kodukujundusliku naisterahvaga kokku puutunud. Et see liimipüstol on hästi mõnus asi, igasugused asju saad sellega teha. Ma ainuke kodukujunduslik naine on mu ema. Aga emal ei ole liimipüstol, emal on ainult niit ja näel. Ma kunagi joonistasin, ma ei ole tegelikult, mul oli kunagi ka, mul räigelt meeldis joonistada ja maalida, aga siis ma joonistasin nagu sugulastega, nad olid hästi korrektsed, vaata, need hästi siuksed, tegid hästi nagu, teadsid ka, mis stiili nad täpselt teevad, on ja niimoodi, ja siis joonistasime kõik puu, pidime puu joonistama, ma ei tea, kes meile võib-olla nende isa, onu või keegi ütles, et joonista kõik puu või ema keegi, siis kõik joonistasime puu, see oli nagu challenge ja siis mina muidugi nagu rebel, nagu ma olin väiksena, vaata, tahtsin nagu midagi värdjalikku teha ja siis ma tegin jälle mingisuguse värdjaliku horror puu, vaata, küll mingid käed ja mingid sõrmed ja ma ei tea, mingi täiesti värdjalik asi on ja siuke nagu siis tegi meelega niimoodi ajasin nagu laiali seda, vaata, et sa ei saa aru enam, mis asi see on nagu, et umbes ütle, mis asi see on. Ma tahtsin näha, kas keegi arvab ära, et see on puu. See oli mu point nagu, et mis asi see on, ja siis nad oli mingi, vaatasid seda mingi, mis asi see on, vaata. Neil oli nagu kuskil perfektsed puud, vaata. Ja siis ma jumala solvusin, et keegi ei arvanud ära, keegi saad aru, et ma ütlesin, nii võib ka puud joonistada. Miks ma pean joonistada puu nii, nagu teie joonistate? See ei ole üldse puu moodigi, mida täiega mingi alandasid. Nüüd ei alandanud, vaid nagu nad nagu ei saanud aru minust, vaata.
et sa ei oska joonistada, et sa oled sitt joonistaja ja ma solvusin, ma mõtlesin, et ma olen sitaks hea joonistaja. Ma tundsin, et ma nagu kunstnik, vaata, et ma olen sitaks hea kunstnik, nemad ei ole kunstnikud, sest nemad tead nagu selle kasti järgi, vaata, kastis nagu. Ja siis peale seda ma mitte kunagi enam ei joonistanud. Ma oli siiamaani joonistanud midagi. Ma ei oska isegi kriipsujukut joonistada. Selles ma küll kahtlen. Ei ole, kui ma hakkan kriipsujukut joonistama, siis mul nagu alati läheb mööda mingi joon. Niimoodi, et näiteks käe, siis keha vahel mingi vahe või midagi läheb alati perse. No. Ausalt ka ma ei oska isegi kriipsujukut joonistada. See on väga, väga suur kunst on joonistada ilus kriipsujukku kusjuures. Okei, ma võin sulle pärast joonistada kui seda. Toi. Kas sa juba kirjutad uut raamatut ja kaua sa ühte raamatut tavaliselt kirjutad? Viimast nüüd seda häbiraamatut ma kirjutasin umbes kuu. Aga see oli ka täpselt see, et suvel oli hästi palav ja laps oli maal ja siis ma lihtsalt kirjutasin, sõin maisihelbeid ja siis käisin duši all ja siis ma kirjutasin edasi ja aga mõnus siuke ring oli. Et sai nagu, see oli siuke hoogne lugu ka ja see sai kiirelt kirja pandud. Aga näiteks eelmist raamatut Küpsise paradiis 2, seda ma kirjutasin üle aasta. Ja muidugi natuke liiga pikalt kirjutasin, sest jube paks sai nagu 500 lehekülge ja ta ei ole veel päris nagu see tavaline A5 formaat, vaid ju suurem. Et et jah, natuke liiga pikaks vist läks. Täiesti erinevad nagu jaa, täiesti erinevad. Nüüd ma hetkel ei kirjuta oma asju, aga ma toimetan ühte raamatut, mis on mulle tulnud niiviisi käsikirjaliselt sisse, ma olen selle nagu arvutisse toksin, pluss siis toimetanud, ma siis küljendan seda hetkel. Et jah, ma loodan, et see tuleb hea raamat, sest see on kihvt lugu. Ja see on mingisugune tuntud kirjanik või mingi täiesti uus kirjanik? Et ei ole isegi kirjanik, see on... Mis täiesti tema esimene? Ma arvan, et ma võin selle välja hüüda, eks ole, et siis võib-olla see innustaks mind nagu kiiremini tööd tegema, eks ole. Et see on Andrus Eelmäe raamat pealkirjaga Igavene poisike ja seal ta räägib oma elust, ehk siis tema vanemad olid ju tuntud näitlejad Herta Elviste ja Lembit Eelmäe. Nad olid Tartus muidugi kõige rohkem tuntud, aga see raamat, see lugu meeldis mulle sellepärast, et sellist vaatenurka nagu sellel Andrusel, nendele kahele inimesele oli mitte kellelgi, sest ta oli nende ainuke laps, eks ole. Et aga see, kuidas näha seda, kuidas need suured inimesed, kes olid laval, olid ikka, nad olid ikka nagu geeniused, neid käidi vaatamas ju spetsiaalselt, sest nad olid laval nii lahedad. Et seda vaadatakse, missugused need päris inimesena olid. Ja see minu jaoks on hästi oluline, kuidas tuleb välja see, et ega see Andrus ei olnud ju mingisugune hea laps. Ja ta ei olnud väga andekas ka, eks ole. Aga see, kuidas need vanemad teda armastasid, võt see tuleb sealt raamatust välja. Ja see moment pani mind käima, et ma tahan seda raamatut toimetada ja ma tahan seda välja anda. Teeme ühe väikse pausi, siis mul on veel paar küsimust. Okay. Mul on räme kusehäda. Tohi näemast. See oli küll liigne info. Kas sa oled kunagi tundnud, et sa tahaksid kirjutada veel ausamalt ja veel otsekohesemalt, võib-olla veel räigemalt? Räigus ei ole eesmärk. Ei saa, aga no näiteks, kui tuua näide see, et väikseni kirjutasin, ma tundsin vabane ennast, kui ma sain kirjutada, kuidas kaks poissid tapsid ära üksteist ja viskasid jääpallidega üksteist. No see oli räigest, verd pritsis, see oli verine. See on puhas lapselik naturalism. Jah. Seda ei saa nagu pidada nagu valeks, sellepärast, et see on normaalne, et ta tundub, et mõned lapsed on julmad. Tegelikult nad on lihtsalt uudishimulik. Tahad välja saada seda? Sa oled lihtsalt uudishimulik. Näiteks see, et kui mingi laps väga huviga vaatab mingisugust näiteks auto alla jäänud looma või teemisi, ta ei ole sellepärast julm. Ta on lihtsalt uudishimulik. Pole kogenud seda. Ja ei saa nagu kõigest ära ehmuda. Et ütleme nii, et ega teadust ei tehta mingi emotsioonidega. Et just seda tuleb nagu innustada, et kui inimene on uudishimulik, las see olla natuke räige. Las see olla, aga sa ei tohi sellest räigusest rääkida, räägi asjast. Et asjad võivad tunduda räiged, aga asja põhiolemus ei purugi olla, see on kõik naturaalne. Kas sa oled tundnud kirjanikuna seda, et sul on tekkinud või sa tahaksid, sul on tekkinud sul on tekkinud täpselt see uudishimu ja sa tahaksid nagu minna kuskile, kuhu sa pole varem läinud, aga sa ei lähe sinna, sest et see võib-olla on ühiskonnas nagu normidest väljas või et see läheb üle piiri nagu kirjanikuna.
no ma arvan, et tegelikult mingis mõttes see häbiraamat ongi läinud selles mõttes üle piiri, et just need asjad, mida hinnatakse õigeks käitumiseks, on nagu ma näitan, et need on täiesti enesetapjalikud. Et võib-olla selles mõttes. Aga mida vanemaks ma saan, selles mõttes ma püüan just vähem nagu siuke pigem rohkem raamidesse. Ei, mitte raamidesse, aga neid raame saab avardada ka muude asjadega kui lihtsalt revelilt nagu jalaga makku, eks ole. Et noh, see on võib-olla see vanemaks saamise ilu ja võlu, et noh, et näed asju natukene suuremas plaanis ja enam nagu ei ole vaja seda. Aga noh, samas, eks ole, kui ma nüüd ütlen, et eks ole, minu sõnavara peetakse suhteliselt natuke naturalistlikuks ja võib-olla nagu liiga otsekohe, sest et ma ei tea, ma räägin nagu asjadest nii, nagu need on ja noh, ma ei näe põhjust, miks peaks, eks ole, nagu varjama mingit sõna, kui sellel on reaalne tähendus, eks ole, et kui ma tahan ütelda, mine pekki, eks ole, noh, mine persse näiteks, et siis ma ei ütle, eks ole, mine pekki, on ju. Et aga tavaliselt ma ütlen mine pekki lihtsalt, sest ei ole vaja seda. Et ütleme lihtsalt, nagu kunagi Karl-Martin Sinijärv ütles, et tegelikult see mine persse on palju viisakam väljend kui mine metsa. Sellepärast, et näiteks laste puhul, eks ole, et kõik teavad, mis asi on perse. Noh, sa tead, kui sa ütled mine perse, et noh, siis reaalselt sa sinna ju ei lähe. Aga kui sa ütled mine metsa, noh, mis on metsas? Punamütsike, kitsetalled, hundid, noh, see on mingi õudne horror, aga pihta, kui mets tuleb kuskilt, eks ole, et see nagu, see reaalselt on nagu, et laste suhtele leeb, et mine perse. Et see on muidugi huumoriga öeldud, aga noh, kui sõnal on tähendus, siis tal on tähendus. Ja kui ma tahan just selle tähendusega sõna, siis ma valin selle sõna. No offense. Väga, see on nagu, minu arust on see ka, et kui sa oled siuke inimene, kes meelega ja ropend hoiab ennast tagasi, siis sind ei saa usaldada. No, mina ei usalda näiteks sellised inimesi. Teine on jälle niisugune nagu valladleda natukene teiste sõnadega näiteks, et noh, et öelda, et palun urueeruge. Noh, palju lihtsam, eks ole, aga siis mõte tegelikult samaks, aga võib-olla veel ülbem sellega. Urueeruge. Kus sa näed ennast 1 aasta pärast? Ma ei tea, ma loodan, et ma olen mingi paar raamatut veel teinud. Loodan, et sa ei ole urueerunud. Ei. 2 raamatut tahad, et oleks 1 aasta pärast kirjutatud? Võiks olla ju. Ma üritan 1 aasta pärast oma esimese filmi valmis saada või vähemalt kirjutada. Selles mõttes sa oled palju produktiivsem kui mina ilmselgelt. Nüüd on vaata see, et mul laps on ikka 8-aastane juba. Eriti veel selle pärast. Ei, noh, ta on juba suur. Okei, et sul on lihtsam. Jaa, selle võrra on lihtsam, eks ole, ja ta on ka siuke omaette inimene tegutseja. Mul on mõlemad lapsed siuksed, kes on suutnud nagu tundide viisi nagu mingite asjadega tegeleda, et ei ole seda nagu mingi keskendumisraskusi, mitte kellelgi meist, et noh, päris autismi ka sealt ei tule, aga mul on terve suguvõsa siuksi teadlasi, õpetajaid ja siuksi tegelasi täis, kes on võimelised nagu mitu tundi järjest omaette töötama, et noh, ma arvan, et see on geneetiline, et see päris diagnoos ei ole. Millega su poeg tegeleb, mis tööd ta teeb? Ta läheb Londonis ja teeb mingisugust trükifirmas, kujundab arvutil, sätib mingisuguseid masinaid paika, noh, ühesõnaga mingi... Mis ajast ta seal elab? 4 aastat. Okei, ma läksin ka hiljuti Londonisse elama ja siis tulin 4 kuu pärast tagasi. Tahan uuesti proovida. Ütleme lihtsalt, ega ta seal teiste eestlastega läbi ei käi, ta on ja naine on tal jaapanlanna, ta on abielus juba mingi 2 aastat. No sellepärast sa lähedki Londonisse, et sa ei taha eestlasi näha, sa tõmbad nahkusid, et mitte nii näha. Vaevalt teda oli, et ta on nagu, jah, ütleme lihtsalt, ta on nagu hästi nagu siuke nagu hingelt tark tüüp, ta ei ole kunagi siuke fa-fa-fa-ga kaasa läinud, nagu mina näiteks, eks ole, ta on siuke rahulik kõrvalt vaataja, aga ega ta sellepärast ei ole nagu vähem teravam või vaimukam, kui ta siis ükskord nagu loka lahti teeb. Et siuke, jah, ma arvan, et ma olen põhjust temaga päris rahul olla. Oled uhke? Ja mul on väga hea meel, et tal on nagu nii kihvt naine. Millal sa külas käisid tal või? Nemad käisid nüüd eelmine aasta vahetus meil külas, aga su aega suhtleme niiviisi mingi selle laini kaudu, see on nagu need mingi Skype'i taoline. Sa ise Londonis oled käinud külas seal või? Ei ole. Kas sa oled üldse Londonis? Jaa, olen muidugi. Mul räigelt meeldis Londonis just see ongi sama asi, et kõik need sõbrad, kes mul seal tekkisid, kõik olid erinevast rassist, täiesti erinevad inimesed, vaata, mul on alati see rohkem meeldinud, kui nagu siuke
nagu üksluisus või siuke, et ma ei ole Eesti patrioot kindlasti, ma ei ole mingi fucking patrioot nagu. Ei no patriotism on see, et sul on ettekujutus, et sinu kodumaa on parem sellepärast, et sina seal sündisid. Jaa, see on ajuba. Jah. Ma ei saa aru sellest. Et ilmselt ta ei teadnud lihtsalt eestlaste pärast sealt minema, ta lihtsalt leidis, et London on lahe. Right, jah. Ma läksin näitlemise pärast oma näitleja karjääriga tegeleda ja selles mõttes läks õnneks, et ma sain agendi endale ja me polegi rääkinud, millal me suhtlesime viimati, me ei tea, mis meie elus üldse toimub. Et ma läksin siin oma näitlemisega tegelema, sain agendi ja nüüd olen praegu Eestis, aga agent töötab, otsib rolle ja ma lihtsalt loodan niimoodi lihtsalt peos, et saad mingisugust Ida-Euroopa pätti mängima. Jaa, see ongi see on väga, typecasting on nagu väga reaalne, ma sain esimest korda tunda typecastingut, et poolakad, ida-eurooplased, venelased, mingid siuksed vennad nagu, et ja lätlast pidin, ma oleks äärepealt saanud Netflixi, ma kogu aeg räägin kõigile sellest, ma oleks äärepealt saanud Netflixi järgmisse kõige suuremasse filmi, sest nad valisid mind, et ma olen lemmik, aga valisid, ma pidin mängima mingid kaptenid, Läti kaptenid, nagu noort kaptenit on ja nad valisid viimasel hetkel, leidsid mingisuguse päris kapteni, kes oskas mängida nagu. No, päris Läti kapteni. Nagu päris kaptenid, kes oskas lätlast mängida või siis Läti kaptenid, kes oskab näidelda, ma ei tea. Et agent oli ka hästi imestunud, et what the fuck, et nii kindel, et ma saan selle. See oleks mu elu muutnud. Midagi. Aga nüüd ma teen podcasti Eestis ja ootan järgmist võimalust. No mine tea, äkki oligi sellepärast, et võib-olla järgmine võimalus on veel parem. Sest mul on vaja midagi teha samal ajal, kui ma nagu üritan läbi lüüa oma main nende kõige tähtsamate asjadega, mis on film, enda esimene täispikk filmi näitlemine. See on kõige raskem tööstus või mingi ala, filmindus tegelikult, kus läbi lüüa, öeldakse. Ma olen täiesti nõus sellega ja siis ma tegin selle podcasti sellepärast, et ma hulluks ei läheks peast. Vaata, see filmi puhul on see, et see ettekujutus, missugune see asi on ja missugune see siis tehniliselt välja kukub ja aga siis see nagu tehnilise poole peal olles siis saad aru, miks teistel ei ole kõik need asjad, mida nad on tahtnud see tööbrittena teha, eks ole, ei ole see tööbrittena välja tulnud. Sa kirjutasid Diana Klassiga raamatu Rahatuulutaja. Diana Klass oli mul eelmine külaline podcastis ja me vist väga pikalt ei rääkinud sellest raamatust. No see on juba tegelikult 9 aastat tagasi ilmunud ka juba. Jah, et ma olen veits hiljaks jäänud. Ja aga see on endiselt, see on väga lahe raamat. See saab kõvasti nalja. Ma küsin sellepärast, et ma tahan rääkida sellepärast, et ma ka alles hiljuti Diana Klassiga tuttavaks ja ma sain teada läbi tema, kui me jõime veini kodus, et te kirjutasid raamatu. Ma ütlesin, ma tean Gertut, vaata, et me oleme ka teinud, me tegime video koos ja siis lihtsalt mind hakkas huvitama, et millest see nagu raamat räägib. Ma kuulsin, ta ütles, et see pidi päris kontroversiaalne nagu olema sel ajal, kui see välja tuli, et inimesed olid mingi sinune teema nagu oli. No see raamatuga läks nagu selles mõttes nagu kehvasti, et ma mõtlesin, et kuna ajakiri Kroonika kunagi ristis ta rahatuulutajaks, et siis see raamatu pealkiri sai iroonilises võtmes pandud, sest seal on nagu lahti seletatud, et kui sa siis oled oma 3 lapsega üksik ema, eks ole, ja siis sa saad isa maja endale ka, siis esimene asi, eks ole, kui sa oled tulud ja kulud kokku, sa pead aedniku lahti laskma, sest nad elasid tegelikult erinevates maailmades, eks ole, ja siis sealt algas see asi pihta, miks ta selle isa maja kunagi seal maja maha müüs ja mingid valed otsused, ühesõnaga, kui teised lihtne inimene teeb nagu vale otsuse, siis see on arusaadav, aga kui Diana Klass teeb vale otsuse, siis teda on põhjust hukka mõista. Sest ta on avalik tegelikult. Ja ühesõnaga ütleme, et tema suhtes on üldse kuidagi, ma ei tea, mis selle ajakirjandusele nagu alguses peale viga olnud, et tema, eks ta on muidugi natuke naiivne ise ka, et liiga paljudest asjadest võib-olla räägib liiga nagu pahatahtlikele ajakirjanikele, aga ütleme lihtsalt siin Eesti avalikus elus on, kas või näitlejate seas on palju siksi naisterahvaid, kellel on 3 last 3 erineva mehega, eks ole, aga kõigil on armastus tulnud, ainult Diana Klassi nimetatakse siis liitsiks, eks ole, see on nagu, minu meelest on Diana suhtes ülekohtune. Ta oskab endale ka huumorit teha, et see on lahe, ütlebki, et jah, ma olen lits, vaata, see on jumal lahe, vaata, Eestis keegi julge nagu, see on nii värskend. Et omal ajal öeldes, kui Diana Klass on lits, siis ma ei tea, mina olen mingi Puškin või midagi sihukest, eks ole, et see ei, kindlasti mitte. Aga see on lahe, ta on nii tugev inimene, ma olen hiljuti olen ta tundma õppinud, nagu ta on nii tugev ja ta on siuke enda üle huumorisoon, vaata enda nalja tegemine. Ja tal juhtub ju kogu aeg ka, igasugused asja. Kogu aeg, et mõnikord ma mõtlen, kui üle pika aja temaga kokku saad ja siis ta räägib mulle oma sündmusest, mõtlen, nii,
sellised asjad ei ole võimalikud, et need juhtuvad. Ma ei räägi neid mitte kellelegi, sest mul on kogu aeg siuke tunne, et äkki ta testib mind, et kas jutud tulevad kuskilt. Ja igaks juhuks ei räägi, sest mõned asjad on siuksed uskumad, et neid ei saa olemas olla. Aga samas ma tean, eks ole, et kuna ma olen Dianaga ju kokku puutunud, eks ole, me hakkasime suhtlema siis, kui ta mängis seal kodukeset linna, Kristat, ja me läksime Indiasse. Kodukeset linna mingid võtted olid Indias, see oli mingi koostöö mingi reisibürooga ja siis oligi niiviisi, et kuna me olime mõlemad üksinda ja mõlemad olid nagu tööl ka seal, eks ole, et ei ole, seal inimesed võtsid oma pereliikmeid ju kaasa, eks ole. Et siis meid pandi ühte tuppa. Nii, ja kuna... Et ei tunnud siis üksteist nagu üldse? No me teadsime. Ma ju istusin kodus ja kirjutasin seda stsenaariumit. Aga isiklikult ei tundnud üksteist nagu? No, tere, ilmselt oleks vist öeldud, eks ole, aga siis me sattusime ühte tuppa ja siis ta juba esimeste päevade jooksul ütles, et kuule, et kas sa minust raamatut ei taha kirjutada, mul on siukse asju ja ma ausõna pikka aega nagu skeptiliselt suhtusin, eks ole, et ei ole võimalik, eks ole, et päriselt nii viisi on. Et seal peab ikka mingi kala olema, sest ega... Ta mõtleb välja neid nagu. Ja, me kõik ju laseme rahulikult ajakirjandusel oma ajusid pesta. Ega ei mõtle selle peale, et väike kadedus on ka, vaata ju keegi on nagu ikkagi E-klassi tütar, eks ole, nagu väike kadedus, eks ole, et nagu mingi sisim nagu soov on, et parastale, kui tal halvasti läheb. See on loomulik, eks ole, see on nii tüüpiline kadedus on ja siis, kui me tean koos olin, siis ma sain aru, et tegelikult tal juhtubki ja tegelikult tal ongi sellised segased inimesed ümberringi. Et siis me loomulikult võtsime siis kätte ja siis oligi nii, et aasta hiljem, see 2008 jaanuar me käisime kodukeset linnaga seal Indias ja 2009 jaanuar läksime siis uuesti sinna lõunakoasse. Mulle see lõunakoa meeldib rohkem, eks ole. See, et ma saan mingi 80-ndate diskorütmide ääres pilve tõmmata nagu seal põhjaskohast toimub, et sõuat, eks ole. Et seal lõunakoas oli hästi mõnus see, et seal põhjakoas olid need treilerid, mingisugused suured tankrid olid seal nagu silmapiiril. Aga see nagu, tegi selle avaruse nagu lõhkus ära, aga lõunakoas oli see, et istud seal üksinda mere ääres, eks ole, jood oma džinntoonikut ja siis on avar kaugus, see läheb see nagu see, kõik see meri, eks ole, et siuke mõnus, siuke mõnus oli seal. Ühesõnaga siis me läksime sinna ja võtsime 8 nädalaks endale selle reisi ja siis oligi, et Diana rääkis, mina kirjutasin ja siis sai nagu mingi põhikava kokku ja siis, aga ma ei saanud seda korraga kirjutada, ma avastasin, et aju kasutab erinevaid osi selles, et kas kirjutad mingisugust elulooraamatut või siis kirjutad dialoogi vormi. Et see täiesti teised asjad, nii et lõpuks oligi nii, et kui ma ikkagi selle kevadise hooaja seepi sain purki, siis ma sain selle raamatuga tegeleda, nii et 2009 suvi ma siis kirjutasin seda ja siis vist oli 3. september vist, kui meil oli sitlus. Ja see oli esimene eluloo-raamat, mis sa olid kirjutanud kellegi eluloost nagu? Ja kas sulle meeldib teise inimese elus kirjutada, et sa oled temaga spendid time, kuidas eesti keeles on spendid time? Veedad aega, aitäh. Sa veedad aega kellegiga nagu, te õpite tundma üksteist ja sa kuulad ja kas sa lindistad ka nagu heli? Dianat ma ei lindistanud. Okay. Ja kuidas sulle meeldib nagu teise inimese lugu kirjutada? No see on teistmoodi. See on nagu see võrukeeles öeldakse, see üte tüüga puhkad tõsest, et Põrnaimad, mis just ütlesid? Ühe tööga puhkad teisest, et siuke väike vaheldus värskendab, et võrukeelsed kilud on üldse väga hea, neid on hea Tallinnas öelda. Aga kas pigem sa kirjutaksid mingi välja, ma saan aru, et tegelikult ju need isegi välja mõeldud lood, mis sa kirjutad, on hästi sinu enda elust. Ei. Ei ole palju nagu sinu nagu tõmmatud või sa ei taha sellest rääkida? Ei, ma võin rääkida, vaata, mõned asjad on muidugi, eks ole, mõned asjad olen ma niiviisi peitnud ära, eks ole, mingisugune, ühesõnaga pannud vaata, inimesed on ju suures plaanis sarnased. Kui sa oled kurb, siis sõltumata sellest objektist, subjektist, millest iganes, sa oled see emotsioon on siiski suhteliselt sarnane, eks ole. Et kui tekib karakteril mingisugune olukord, mis on sinu mingi eluolukorda sarnane, siis sa paned kaks asja kokku. Ma tean, et ma olen mingisugune, või siis näiteks, kas või see kunagi see 7 päeva, eks ole. Ma ei mäleta enam seda lauset, et millest see algas, aga ma mäletan seda, et ma sõitsin bussiga ja siis mul jäi mingisugune lause katke kõrvu, mida ütles mingisugune üks tüdruk teisele minu selja taga. Ja siis ma kirjutasin selle kodus üles. Ja tegelikult mul oli mingi pool lehekülge oli kõigepealt olemas, eks ole, ja siis ma mõtlesin, et sellest võiks nagu mingi loo kirjutada. Ja siis ongi niiviisi, et võtad mingisugused, just
meeldib see, kuidas keelt kasutatakse, et ma ise tunnen küll, et ma räägin nagu geront, kui võrrelda nagu mingi 20-30 aastastega, eks ole, aga see on ajastu viga, aga see, mismoodi nagu keel muutub ja missugused sõnad jäävad, eks ole, on hästi põnev. Võtad kas või need Aaviku välja mõeldud sõnad, et kas või nagu mõrv, relv ja küülik, eks ole, ja seal on see hunnik sõnu, mis on umbes samamoodi toodetud, aga need ei ole üldse nagu käiku läinud ja siis nad tunduvad hästi võõrana. Minu jaoks oli näiteks hästi võõras kuulata, see oli üle 10 aasta tagasi, tuli see välja nagu täiega. Minu jaoks, minu kõrval oli see täiesti harjumata. Täiega harjumata oli see? No täiega harjumata oli. Miks? Totally. Et sest minu keele nagu taju ütles, et kas on kogu täiega või on täiesti, eks ole. Et aga lihtsalt täiega, see oli nagu kuidagi, nagu nii verd, ta oli minu kõrvale valus algul. Aga siis ma sain aru, et mida sa siin protestid, eks ole. See on selle slängi, noored räägivad alati mingisugust oma keelt ja sellepärast neid noori hukka mõista, et nad neil on oma keel. Miks? Sest vanemad generatsioonid ei saa aru, vaata. Isegi mina olen hakanud tundma viimasel ajal ju, kui ma ei saa aru nagu noortes, kes praegu üles, nagu kes on mingi teismelised, need on mingi oma kultuur, vaata. Esimest korda ma olen 29, ma tunnen esimest korda, et what the fuck, ma elu sees ei kujutanud ette, et ma hakkan tundma sükest asja, et ma ei saa aru noortest ja ma hakkan mõtlema sükesed mõtted, et tere noored on ikka nii hukas, Ma reaalselt ühe korra mõtlesin sükest asja, ma nagu püüdsin ennast kinni, sest ma mõtlesin, wow, what the fuck, Einar? Noored, mida sa ajad, mis noored on hukas, et ma mäletan 10 aastat tagasi ja ma naersin nende üle, kes niimoodi ütlesid, või mõtlesin, mida vitt, lame vend, vaata, mingi vanur, vaata. Aga vaata, see on lihtsalt, no ma ise süke. Ja vaata, see, saad vanemaks, muutud mingis mõttes rahulikumaks ja siis, kui need teised on veel endiselt süksed rebelid ja nagu süke, ütleme nagu hormoonid möllavad lihtsalt, eks ole, sa ei anna endale väga palju aru, eks ole, siis tundub küll see veider. Aga see on see hea ütlemine minu meelest on see, et iga põlvkond saab õnneks enne vanaks, kui ta päriselt hukka jõuab minna. Aga nagu reaalselt mul on eraldi näide ka nagu. Et tegelikult neid on rohkem, ma ei mäleta lihtsalt, aga reaalne üks hiljuti näide oli me sõbraga, läksime Viru keskusesse, parksime auto ära, midagi me seal tegime, läksime uuesti lifti peale, et parklasse minna ja siis tulid 2 12-aastast tüdrukut tulid lifti peale ja siis hakkasid rääkima niimoodi, vaatasid üle õla, et keegi kuulab pealt ja siis ikka kuulsime ja ütlesid, et saad seda manti tealt või? Tavai, kus me seda suitsetame täna, vaata, rääkisid reaalselt mingi kanepi suitsetamisest 12-aastased tüdrukud. Ja siis ma mõtlesin, ei, nüüd on nagu reaalne situatsioon, noorus on hukas. See ei ole ju mina, ma ei kujuta ette endale ju. See ei ole normaalne, et 12-aastased tüdrukud suitsetavad kanepid kuskil peol. Kuule, lähme sinna pinnale, tõmba manti ka või? 12-aastased. Ütle, kas see on normaalne? Või kas me oleme vanaks jäänud, et see ongi normaalne? See on üks näide lihtsalt, sükseid asju nii palju viimasel juhtunud ja ma ei saa enam aru, kas ma hakkan vanaks jääma või kas reaalselt noorus hakkabki nagu hullemaks minema. Sest mina ei mäleta, et ma 12-aastaselt mantiks. Ei, ütleme nii, et ma tean küll inimesi, kes nõuka ajal elasid ja saga oli 12-aastaselt hakkasid alkoholi tarvitama ja mitte vähe. Aga ja see on vaata see tegelikult tuleb otsida põhjust, miks sa seda katust viltu tahad ajada. Miks see päris maailm sul nagu vastu käib? Mis sul selle juures ei meeldi? Miks on nagu siuke fa suurte poistega savu teha on jumala hea, eks ole? Miks sa ei taha nagu, et vaata, seal on mingid muud teemad, et mingid muu koha peal, kas või see, et umbes koolis ei lähe hästi, eks ole, koolis oled sa nagu veidike tõrjutud, eks ole, ei ole, aga siis mingis seltskonnas sa tunned ennast nagu, või kas või, mitte, et sa tunned ennast nagu tegijana, vaid see, et lihtsalt mingid keskkonnas tõmbad katuse viltu ja sul on jumala pohhu, et seal on need põhjused, mitte see, et noorus on nüüd hulkas või et nüüd kõik teevad. Kaugeltki mitte ei tee, eks ole. See on nendest lihtsalt juhtub niimoodi. Tegelikult mul tuleb meelde seal samas Hiiu koolis, kui ma olin 5. klassis, siis olid ka ühed tegelased meil klassis, kes suitsetasid vahet. See oli tegelikult paralleelklass. Meil oli niimoodi 2 klassi. Meie klass oli need nagu nohikud ja korralikud. Paralleelklass oli täiesti nagu, umbes nagu mingi filmitseen, vaata, et see nagu kaamera liigub niimoodi, vaata, on niisugune korralikud, mingid prillidega tüübid, ja siis kaamera liigub edasi, siis on mingi rock-muusik käib, mingi, ma ei tea, ongi 12 aastat, mingi tatokatega vennad, suitsetavad kanepid seal klassiruumis, mingi õpetajad julgesi klassiruumi minna, vaata, mingi loobivad mingi raamatutega neid, vaata, siuke nagu täiesti vastand, nagu klass oli see paralleelklass. Ja ma mäletan, see oli 2 tüüpi, kes lihtsalt tegid akna lahti, suitsetasid kanepid. 5. klass, vanad on siis 7, 8. 11-12 ongi. No ongi 12, issand jumal, ongi nii, noh. Reaalselt see ongi mingi süke vanus, kus mõni hakkabki kanepid suitsetama.
jah. noh, jah, kanepi on see, mitte midagi muud, eks ole, mis seal kätte saad. Et ma arvan, et kommid on palju ohtlikumad ja alkoholi see on palju ohtlikum kui kanep. No, ma võin ühesõnaga rääkida või mitte rääkida. Kanep on, ma tean, kanep on väga nagu hea tegelikult, kui sa täiskasvanud inimene. Ei, ja see on nagu see, et sa pead tegelikult teadma ka, mida sa teed. Yeah. Noh, tänapäeval internet on täis igasugust asju. Loe ja tudeeri, eks ole, ja noh, igat asja ei ole mõtet igaühe sellest osta, eks ole. Ja noh, neid siksi ärakorkimise asju on nagu nii palju, eks ole, et see lihtsalt tuleb ettevaatlik olla. Need asjad liiguvad lihtsalt ja kõik inimesed ei ole head. Et noh, ja muidugi see, nagu need asjad meeldima hakkavad, noh, muidugi need hakkavad meeldima. See, mida sitem reaalne elu on, seda paremini nad meeldivad. Ma tahaks tegelikult olla pothead nagu kanepit tõmmata, aga ma ei saa, sest see ei sobi mulle üldse. Ma olen alkohoolikuks hakanud, Kertu. Ma joon iga õhtust ja ma ei saa magada. Ja see on halb. Ja ma tahaks tegelikult kanepit tõmmata selle asemel. Tegelikult kanep on palju parem kui alkohol, ma olen nõus. Aga ma ei saa, sest et mul tekid ärevushäired ja aga sa pead võtma seda kui puhastusprotsessi, vaata see on ravim taimega on tegemist. Ta tuleb ja just see, et need sitad mõtted on tulnud selleks, et minna. See on puhastusprotsess, aga inimesed kardavad seda, see tekib see paranoia. Ma räigelt kardan seda. Kanep ütleb mulle, et jõu, sul on siin probleemid ja nagu mine endale vastu, tegele nendega. Ma ei taha, ma surun need alkoholiga alla kõik. Ja, ma saan aru, mida sa räägid. Tavai tõmbame mingi pläru ja lõpetame selle saate ära, noh. On sul või? Ei, loomulikult ma olen teinud, eks ole. Ma ei saa seda eitada, ma olen isegi seda oma raamatus kirjutatud, et pool sellest kodukeselt linna sai kirjutatud ka savuspeaga. Aga no, ei ole ka... Nice. Te kuulsite seda esimest koolid Eineri juttu toas? Ei kuulnud või? Sa oled oma uudistega umbes peaaegu 8 aastat hiljaks. Umbes 9 aastat hiljaks jäänud ja mingid vanad raamatud ja mingid teemad, mis ma üles võtan. Sest et ma ei ole kunagi saadet teinud, vaata, ma lähen Google'isse, guugeldan Kertu Rakka ja siis võtan seal kõik Delfi ja kõik, kes on kirjutanud midagi. Ja siis sa loed seda, kus 7 aastat tagasi nagu vahele jäänud. Ja siis on siiamaani, et mingi artikkel kuskil ilmub ja siis keegi tuletab mulle meelde, et ma jäin purjus peaga vahele. Selle 7 aastaga saab seda ma ei leidnud. Isegi kui ma leiaks, see ei ole üldse huvitav mu jaoks. Ma olen mõelnud seda, et 7 aastaga igaüks saab nagu kaineks on ju. Aga mõni jääb ikka lolliks, vanu asju tuletab meelde. Et jah, ma tegelikult ei joo juba üle 4 aasta üldse alkoholi. Üldse? Üldse. Nice. Sellepärast, et mul üldse üle. Mul ei olnud enam rõõmu sellest. Ja mul on räigelt üle viskanud, aga see on reaalselt nagu muutunud isegi natuke füüsiliseks, see on vaimne sõltuvus tegelikult rohkem, aga see on, ma tunnen iga õhtu, et kui ma praegu ei võta mingi siin veini, ma ei tea, pool pudelit vein ära ei joo, või ma mingi 3-4 õlut ära ei joo, siis mul tekivad siuksed nagu ärevushäired. Et ma ei saa rahulik olla, ma ei saa magama. Jaa, aga võtagi seda siis kui raviminit ja ära situ endale hinge sellepärast, et sa jood. Noh, ma tean... kui jah. No just nimelt, et... Nagu minu ema, kes joob 3 pudelit iga õhtu, ta täpselt võtab samamoodi seda. Ei, no ma tean ka tütarlapsi, kes... Ravimine. Nagu täiesti minu kasvu, minust nooremad inimesed, ma tean ühte tütarlast lähisugulast, kes paneb iga õhtu six-packi, eks ole. Jah. Ta näeb täpselt sama sala välja nagu mina, eks ole. Et noh, et see on tema jook, noh. Igal ühel on oma mingisugused need traagid. Et jah, saage just see, et ma olen mõelnud ka see kõige sõltuvuse asjad, eks ole, ega seda sõltuvust, seda nagu suurt valu ei tule, kui sa nagu endale hinge ise ei situ, on ju. Noh, et miks on osa on sellised ülbed joovad ja neil nagu ei üldse ju läbi ka, eks ole. Just sellepärast nad ellu jäävadki, et neil ei ole läbi. Nagu mu emal. Et kõike, mida sa teed, tuleb teha ilma südametunnistuse piinad. Ja kui süda hakkab valutama, siis jäta pooleli. Et siis järelikult ei ole õige asi. Aga kõik need asjad, mida sa tahad teha, jubera hea on teha, kui sul on nagu süda rahul ja puhas. Et hästi mõnud. Ma olen nagu täiega respektin seda, nagu miks oma emast räägin sellepärast, et ta joob sitaks palju veini ja ma olen üritanud nagu vaata rääkida, et see ei ole tervislik, aga ma hakkan nagu vaikselt nagu uskuma, et tegelikult mina ei tea, millest ma räägin, sest et tal on kõik korras, kõik on hästi, tema ei situ endal hinge, täpselt nagu sa ütlesid,
tal ei ole mingit probleemi sellega, minul on mingi probleem sellega. Vaata, ja üks asi on ka see, et kui võib-olla kui ta veini ei jooks, võib-olla ta peaks minema arsti juurde, see kirjutaks talle antidepressandid välja. Täpselt, ja see juhtus ühe korra ja siis ta tahtis ennast ära tappa. Just nimelt, vaata nende asjadega tuleb hoopis ettevaatlikum olla. Elistas. Vaata, kõik need alkohol, savu, kõik need siuksed asjad, need on olnud aastatuhandeid, aastasadu vähemalt, eks ole. Et no inimesed teavad, mis nendega juhtub, eks ole. Hea küll, sellest savust ei räägita, see taim on nagu nii kohutavalt ohtlik, eks ole, siin riigis, eks ole, et see on ka põhjus, miks ma väga palju sellest ei taha rääkida, aga samas need on ju asjad, mida me kõik teame, mis asi on alkoholism, kuidas ta välja, nagu missugused on staadiumid, need on nagu erinevad mingid need erinevate vaatenurkadega arstid ja meedikud ja asjad on ju seda uurinud, aga see, mis teevad antidepressandid, neid on maksimaalselt 20 aastat uuritud. Ja uued tuleb kogu peale. Ja sa ei tea, mida nad tegelikult teevad näiteks 10 aasta pärast. Võib-olla see, et sa praegu nagu tarbid täpselt selle neid rohtusid nagu arst ette kirjutab ja siis võib-olla nagu, ma ei tea, võib-olla su lapselastel tuleb mingi geneetiline muundus. See nende asjade kontrollaeg on nii lühike, et mina ei julge. Ei saagi usaldada. Mu emale kirjutati välja, ta proovis antidepressante ja siis ta helistas nagu tagasi paari päeva pärast, ütles, tere, et kas see on normaalne, et ma tahan ennast ära tappa? Ja siis ütlesid, jaa, see on üks kõrvalnähtudest. Jah, see on, et me kirjutame teile kohe ühed uued antidepressandid, need just tulid välja, need on testitud, need on palju paremad saate kui need. Soodsamalt ka, saate soodsamalt, tulge järgi. Sellepärast saate soodsamalt, et tegelikult olete testgrupis. See on, tegelikult see on see täielik katsepolügoon. Mul oli ühel sõbrannal oli kevadel oli isegi mingi, lihtsalt juhe jooksis kokku täiesti närvivapustus. Pärast seda loomulikult kirjutati ka talle igast rohud välja. Ja siis oligi niiviisi, et vaatasime teise sõbrannaga netist seda ravimi infolehte ja siis oli nagu ravim, mis on siis ärevushäirete, paanikahäirete, unetuse ja sükse jama vastu, eks ole. Selle kõrvalnähud on ärevushäired, paanikahäired, unehäired, Ühesõnaga, põhimõte on see, söö mürki, äkki aitab. See on täiesti absurd. Täiesti ongi. Muidugi see, et ma saan aru, et me ei saa seda mustvalgelt vaadata. On rohtusid, mis aitavad, eks ole. Teatud inimesi. Jaa, aga see ongi see, et vaata seal apteegis nagu kas või see, et vaata palju see toimeaine sisaldus on. Kui C-vitamiin on 50 mikrogrammi, mis C-vitamiin on, sa pead seda nagu peoga sööma, eks ole. Et seal on nagu seda, neid lisaaineid on nii palju. Ja kunagi kevadel vist oli mingi eelmine sügis või millal see oli mingi uudis, et oli testitud neid D-vitamiini purke, eks. Vaata, D-vitamiin on see, millest nagu kõikidel eestlastel on võib-olla pärast tänavust suve mitte, aga muidu D-vitamiini puudus on kõigil eestlastel. Ja siis tuli välja, et mingisugused D-vitamiini need kapslid sisaldasid nagu praktiliselt nagu olematu koguse seda D-vitamiini. Et söö ja siis aga ongi see placebo-efekt, et ma nüüd söön, siis ma olen nagu hästi hea ja tubli. Ühesõnaga, ärge sööge antidepressante, suitsetage kanepit ja ostke raamat Häbi, Kertu Rakke raamat Häbi. Seda ütles Einar, mina ei ole seda veel. Kus nad saavad selle raamat osta? Poest. Ja minu käest on ka. Ja Apollos rahvaraamatus on, maksab poes alla 17 €, ma just nimelt vaatasin, et maksaks nii vähe, sellepärast poed panevad 45% otsa. Tegelikult? Kuidas otse saad odavamalt sinult või? Minu käest saab 10. Veebisaidilt või? Ja www.kerturakke.com ja seal on kaldkriips osta PHP ja seal saab isegi tellida, aga samas on seal lihtsam, eks ole, kui eriti kui Tallinna piires, siis saab ju seal kas Facebookis mind üles otsida või seal kodulehel on ka siuke väike ruuduk, et kirjuta Kertule ja siis saab seal kirjutada, et tahad ei taha, eks ole, seal tellimisvormiga on ka muidugi see, et hästi palju alati tellivad, eks ole, aga siis mõtlevad, et ma saadangi raamatut, kui mul ei ole see asi laekunud, et siis ma aegalt saadan jälle kirjad, et tegite tellimused, aga ei ole laekunud. Nii et tehke laekumine ära enne, kui loodate, et seal raamat saate. Et conversationist tegi ja suhelge minuga. Suhelge ja suitsetage kanepit. Aitäh, et tulid, Kertu.